Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Sigrid Haapsalu ehk minu emme ja me valisime ülihea päeva podcasti salvestamiseks, sest meil siin samas kõrval lauluväljakul laulab Justin Timberlake ja ma pidin ekstra mingisuguse settingu peale panema siit mikrofonist, et ta nagu võtaks selle taustaheli ära, nii et sedavõrd on meie rääkimine nagu halvem. Vabandused selle eest. Aga tere, ütled ka või? Ja tere. Ma küsin sult kohe esimese küsimuse. Mis on pika abielu saladus? Oi. No kõigepealt kindlasti ausus, austus, usaldus. Issi usaldab sind? Jaa, nagu 100%. Meil on eluaeg olnud see usaldus, et mina usaldan teda ja tema usaldab mind. Ja muidu see asi ei toimikski lihtsalt, et kui sa oled nagu väga armukade ja kogu aeg küsid, kuhu sa lähed, kellega sa lähed, millal sa tuled, miks sa lähed sõbrannadega, miks sa ei sina tule kogu aeg minu käest oled küsinud, kui mina kuskile lähen? Sa oled mu laps, saad aru? Ema peab teadma, kellega sa oled, kus sa oled. Kes kell tagasi tuled? Jaa, see on teine suhe, lapse ema suhe ja abikaasade suhe, et loomulikult tahaksid sellist lapsevanemat, keda ei huvita, ei koti, kuhu sa lähed, kellega sa lähed, millal sa tuled. Ma olen mõelnud selle peale, et sa nagu alati oled meie käest, minu ja Annika käest siis küsinud, et kus sa lähed, kellega sa lähed, mis kell koju tuled, okei, aga nagu see, kui sind üldse ei kotiks, see oleks veel hullem. Ma olen Annika käest sama küsinud, aga miks ma pean sulle ütlema, kellega ma lähen, millal ma tulen, ja siis ma seletan talle ära, et aga mõtle nüüd teistpidi, kui mind üldse ei huvitaks, millal sa lähed, millal sa tuled, mis tunne sul siis oleks nagu, et sul on täielik vabadus, ema ei oota sind koju, isa ei oota sind koju, tee mis tahad. Ma arvan, et see tekitaks vastupidi sellise tunde, et sinust ei hoolita. No, väga paljudel on see niimoodi. Aga tänapäeval ongi see nagu väga suur probleem, et vanemaid ei huvita, sest kui ma ise olin koolipidaja, tantsukoolipidaja, siis ma nägin väga palju lapsevanemaid, keda isegi, ma ei näinudki mõndasid, ma ei teadnudki, milline lapsevanem on, sest teda ei huvitanud, kus laps käib, kaua ta on, tal oli peaasi, et laps on trennis hoitud, vähemalt mingi tund-paar on tal seal siis tegevus olemas on ja. Aga et kui võistlustele minek oli või oli vanemate käest vaja mingit näiteks kas või riideid osta võistlusteks või neid ei huvitanud absoluutselt. Ma ajasin taga neid ja... No seda on isegi mulle öeldud, et issand, ma tahaks, et minu ema oleks ka selline, et ta käib mul igal pool kaasas ja toetab mind igas asjas. No mina olen teile olnud eluaeg selline ema, kes nagu igal pool kaasas käib. Ma olen lubanud teil kõiki asju katsetada, ükskõik mida te olete elus tahtnud proovida, kõik huvialaringid, ma olen nagu 100-ga teid toetanud alati. Et ma näen selliseid lapsevanemaid, keda see üldse ei huvita, kuigi laps on nii potentsiaalikas. Sa olid ise meil koolis treener, sa nägid, kui palju on potentsiaalseid lapsi ja kui vanemaid ei huvita ja vanem ei toeta, siis see lapse hanne läheb lihtsalt raisku ja sellest on nagu nii tohutult kahju, et igal alal on alati neid tublisid, keda vanemad ja kodud ei toeta ja siis ei ole mitte midagi teha. Ja ongi kööga, sponsoreid sa ei leia, raha sulle Eestis keegi ei anna ühekski spordialaks, nii see on, et see väike träni või mingi nänn, mida nad seal pakuvad, see ei toeta nagu seda last. Nagu Annikalt küsiti, palju bikiini fitnessiga teenid siis ka? Ta sai 12 võistluse peale kokku mingi 600 400 või 600 eurot võitis paar sotti ja alla panite pane sinna ka mingi nullid lõppu. Ebareaalne. Tagasi tule sealt midagi ja tegelikult Eestis on nagu, kui sa päris profi tasemel mingi alaga ei tegele, siis ükski ala ei tasu selles mõttes ära rahaliselt. Profi tasemel, mis sul ära tasub? Ma ei tea, me ju ratsutasime ja... Mis on profi tase üldse? Annika on maailmameister, Euroopa meister, Eesti meister, see ei ole proff või? Ja keegi ei toeta, kuskilt otsast on ja mitte keegi ei toeta. Ei, tal on sponsorid ju. Ta ju pani Instagrami pildi, et temal on 2 sponsorit, isa ja ema. Isa ütleb kogu aeg, Annika kunagi tahtis mingit, ma ei mäleta, mingit kallist asja ja siis läks isa käest küsima, et kuule, isi, ma tahaks seda ja siis isa vaatab. Mul on mingi sõõruma nägu ees nagu Ratsutamisega midagi seotud oli tal vaja vist uus mingi varustus või võistlus või midagi. Mingi 6-sotine kiiver näiteks või mida iganes. Isa ütles, kuule hakka flööti mängima. Ole normaalse lapse moodi nagu tee, ma ei tea, mängi flööti või gitarri või midagi, vaata. Mitu aastat teil nüüd saab issiga koos oldud? Meil on 30 aastat täis. 30? Nagu koos oldud ja abielu? Koos oldud ja abielus 27. Jeesus, ma pole nii vanagi veel. Lapsed tulidki ju siis, kui juba abielus olime. Oota, kuidas te tutvusite üldse? Sellega on tore lugu.
no oligi täpselt 30 aastat tagasi, siis kui olin noor ja ilus, nüüd mul on ainult ilus. Noor ja ilus. Sa käisid missivõistlustel? Jaa, ma käisin Pärnu missi valimistel ja võitsin selle ära. Ja... ma ei oodanudki midagi muud. Nunnu. Ja siis oli nii, et võitja läks siis missile, oli välja pandud auhinnareis. Aga siis see korraldaja, kes oli üks Heiki tollel ajal, tal oli tore sõber Vaido. Üksik noormees, lõbus noormees. Pani reisi välja ja siuke Savage tuli ise kaasa. No ta pani reisi välja ja tegelikult tahtis ise reisile minna, aga see oligi, et 2 ühes võtame ilusa tõruku missi ka kaasa. Ja... Milline gangster. Täielik. Oh my god. Lähen reisile, panen auhinna välja, aga võtan ilusa võitja missi ka kaasa. No, sul ei olnud valikut, aga hea idee ju. Jumala hea idee ju. Võtan gangster lihtsalt. No. Ja aga ma ei tundnud ju selle peale, et ma mingit kui vanas olid? No ma olin 16, aga sain kohe 17, vaata. Oh my god. Ja tema oli mingi 15 aastat vanem meesterahvas, ma ei mõelnud isegi selle peale, et ma peaks kedagi vaatama siukse pilguga. Mul oli tegelikult siuke nii nimetatud natuke peikamoodi siis olemas ka, on ja... No ja siis läksite reisile? No jaa, ta andis valida, et kas lähme Miamisse või Sri Lanka. Mis sa valisid siis? No ma valisin selle Sri Lanka, see tundus siuke eksootilisem, vaata, et seal tollel ajal väga ei käidud. Ainukesed, kes seal olid Soome turistid. Eestlasi väga ei käinud. Praegu on ju Eesti lemmikkoht, kõik käivad seal, on ju. Ja no läksime sinna Sri Lankale, 2 nädalat oli reis ja siis 2. nädala lõpus järsku issi avastas, et kuule, nüüd võiks sebima hakata. No ja siis sebis ära, tulid Eestisse tagasi ja pulmad. Oota, ma räägin, kuidas see sebimine käis. Ma hakkasin aru saama sellest, et tal on mingi siuke väike armukadedus. Kui ma läksin üks õhtu seal hotelli töötajatega välja peole, siis ma olin popp-tüdruk seal. 17-aastaselt üksi. No sa oled nagu mina. Käisin ka ju üksi. Nüüd ma tean, kus see tuleb, käib üksinda Hollandis. Ühesõnaga ma läksin ka, loll ja noor ja ma ei kartnud kedagi ega midagi, on ja. Ja siis seal, mul tekkis seal üks basseinipoiss, oli sõber, nagu mingi Cyril. See vedas mind terve saare läbi mingi mutikaga seal. No nii. Ja no võt tema mingi gangsta seltskonnaga läksime siis õhtul välja ja kui ma tagasi tulin poole ööl, siis ma vaatasin, mis sellel nüüd viga on, mingi nii kuri ja kus sa olid ja kellega sa olid ja mõtlesin, tema vastutab selle 17-aastase patika eest. Ta kartis täiega, mina ei tulnud selle pealegi. Ja siis ma mõtlesin, tappikene, miks ta nagu niimoodi nagu muretseb mu pärast on ja siis järgmine õhtu viis mind välja sööma kuskile ja siis me jõime nii mäletan, oli Paul Messoni valge vein. Ja siis tema ju inglise keelt ei osanud, tema on saksa keelt õppinud ainult, on ja siis ütleb mulle, et ütle neile, et nad tooks arve, on ja. Mina küsin arvet, aga need said aru, et uue pudeli. Ehk siis toodi teine vein veel lauda ja siis me jõime 2 veini, ehk siis pudel näkku. Lõppkokkuvõttes olime siis mõlemad veits vintis. No ja siis nii ta läks. No ja nii ta sebis, jah. Ja siis tulite tagasi Eestisse ja panite leivad ühte kappi ja... Põhimõtteliselt oli jah nii, et mul oli ju sünnipäev, just pidingi 17 saama, märtsi lõpp. Ja see päev, kui me jõudsime, oli 30 märts ja järgmine päev oli sünnipäev. Ja ma ütlesin emale kuidagi, ma ei tea, mida ma valetasin, et lennuk tuleb vist 1 päev hiljem või midagi sellist. Ma julgen talle öelda, ma jään kohe Pärnusse mingi mehe juurde, vaata. Ja siis olin selle 1 öö siis tegelikult seal selle poissmehe korteris, kus külmkapis ainult mädanud pirnid. Täiesti tühi külmkapp ja seal põhjas olid mingi mädanenud pirnid. No, ja siis? Ja siis suure bemmiga poiss jäigi mul seal Nõmme vahet sõitma ja käima ja ma ikka imestan seda tänapäeva noori, et nagu tollel ajal poiss sõitis reaalselt iga päev. Autoga Kilingi-Nõmme. Mitukümmend kilomeetrit. Täpselt edasi-tagasi polnud mingi probleemi ja siis tänapäeval nad ei suuda sõita linnast välja 10 kilomeetrit tüdrukule järgi või siis nagu vastupidi tüdrukud tassivad poisse taga. Ma räägin, jaa. Mitte enda, vaid enda laste kogemustest. Ehk siis jah, tüdrukud peavad poisse vedama. Ei no normaalne ju, 21. sajand. Mehed teevad süüa, naised käivad tööl, mees kasvatab lapsi. Ei ole okei või? Ei noh, päris paljud ju nii teevad tegelikult. Mehed võivad ju ka teha selliseid asju ja lapsi kasvatada. Aga nagu, et kõik on tagurpidi. Et nagu naised teevad ainult meeste asju minu meelest tänapäeval.
ja no ma ei tea, kuidagi väga sassis on. Naised, energiat paigast ära, ei ole naiselikkus energias see naine. Sest no... Tahab kontrollida, juhtida. Mina olen ikkagi eluaeg mõelnud nii, et kui mees käib tööl, teenib raha, hoolitseb pere eest, siis naise kohus on ju ikkagi kodukorras hoida, lapsi kasvatada ja süüa teha. Mitte nii, et mees tuleb töölt, ja naine istub päev läbi jalg üle põlve täpselt ja siis naine ütleb, et mis sa süüa teed. Aga ma tean selliseid peresid, kus nii asi käib. Ja. Päris crazy. Ja naine ei tee mitte midagi. Mõtlen, aga millega sina panustad, siis kuidas sa hoiad seda suhet või kuidas see mees... Need ongi, öeldakse trophy girlfriend või trophy woman, et nagu trofee naine, et ta ei teegi midagi, on lihtsalt ilu pärast sellel mehel. No, on selliseid ja need mehed on nõus sellist naist pidama. Mina tunneks ennast imelikult, mul oleks paha olla, vaata, kui ma üldse ei panusta. Mitte millessegi. Ei, aga see on ju instinkt ka, nagu kui sul on õige kaaslane kõrval, sa tahad nagu talle süüa teha, sa tahad tema eest hoolida, sa tahad tema pesu pesta. Just, talle meele järgi olla, vaata. See on nagu instinkt juba siuke, et naine nagu hoolitseb. Talle ka midagi pakkuda ja hea naine nagu olla. Sest ma ei kujuta elu sees, et issi näiteks, ta nüüd viimastel aastatel on hakanud tegema natukene süüa nagu ahjutoitusid ja sellised, sest ta ise on tahtnud seda proovida. Aga nii, et ta igapäevaselt nüüd mingi süüa teeks, ei. Oota, ja siis millal te kolisite sinna, kus te praegu elate? Siis, kui sina 1 aastane olid. Ma sündisin, sa olid päris noor ju, kui mina sündisin. Jaa, täiesti planeeritult tahtsingi hästi noorelt emaks saada, sest ma kogu aeg kujutsin ette, et kui mina olen, ma ei tea, 4-50, siis ma saan ju oma lastega nagu sõbrannadega käituda, väljas käia, pidutseda, aga nüüd ongi nii. Ja nüüd ongi nii. Kuule, me lähme ju sinna Hollandisse. Festivalile või? Jaa, reaalselt lähme. Ma täna Angela pani autos mulle, mis asi see nüüd oli, hardstyle'i muusikat, terve tee nagu... et nagu täiega meeldib mulle siuke noortepärane muusika, ma käisin Martin Garrixil, ma lähen see aasta David Kettale, ma lähen Steve Aokile, ma lähen Alan Valkerile. No ja sina nooruse sa ei saanud ilmselt käia sellistel pidudel. Polnudki sellist muusikat üldse näiteks. Koolidiskod? No kuule, Anne Veski, Marju Lännik, kolliplikas. No praegu on täpselt see, et ma nagu täiega naudin ja ma ütlen Martin Garrixi kontserdil ma 4 tundi järjest lihtsalt ainult hüppasin niimoodi ja siis ümberringi kõik teised vaatasid mind siukse näoga, kes sa oled ja kuhu sa tuled. Sellepärast, mis ma räägin, mina ei tule sugu mitte ühelegi Eesti peole. Mul oli piinlik Martin Garrixi ees. Saad aru vähe nagu päriselt. Ma tean seda tunnet. Mis teil eestlastel viga on ja siis nad on kurjad. Nagu, saad aru, 2 poissi hüppasid meie ees seal, läksid kogemata 2 tüdrukule pihta, kes meie ees seisid, on ja need tüdrukud olid nii kurjad, siis läks seal ütlemiseks, sõneluseks, on ja siis ma rahustasin neid maha, kuulge, oot, rahuneme maha, et tüdrukud minge kõrval, ma võin ise poiste juures seista. Sellepärast me lähmegi Hollandisse ja me lähme hardstyle muusika peole, mitte tavalisele EDM festivalile, eriti Eestis. Come on. No võtti siis poiss hüppas mulle ka korra pihta seal on ja siis kohe, oi, sorry, ma ütlesin, et kuule, vahet pole, hüppame koos on ja et see on pidu ju. Näe, ükskord üks on normaalne inimene, kes tuleb pidutsema, mitte kuri olema siia on ja no tegelikult ka rahvas on nii tuim lihtsalt, et siuke tahaks raputada eestasi, mis teil viga on. Sa ostad pileti, tuled vabatahtlikult siia ja sa lihtsalt seisad. Ja selle kohta tehti just nii palju naljavideosi ka, kuidas oli, mis meil oli siin Imagine Dragons käis esinemas ja kuidas kõik inimesed lihtsalt seisid. Aga tal pole siukseid lugusidki, mille järgi hüpata. No päriselt. Aga nagu veits nagu... Sellepärast ma ei lähegi siukest kontserti vaatama, mis ma õõtsu ikka kaasa nagu. Ei õõtsu, ma tahan hüpata, halloo. Mu oma arust ikka popp ja noortepärane, vaata. Annika on praegu vaata siuke 18, et tema jaoks on see nõme, kui ema on mingi siukene teist moodi, vaata, ja lahe ja ma oma arust olen lahe, vaata. Sina juba saad aru, sina ütled, et jaa, oledki, aga Annikal läheb veel, ma arvan, aasta-paar aega enne, kui ta saab päriselt aru, et ta ongi lahe ema. Kuule, mul on... Kas Annika oli ka planeeritud või? Jaa, vägagi. Meil mõlemad lapsed ikka väga planeeritud. Oota, kui vana sa olid siis? 23, kui sina sündisid. Ma räägin, sa oled vana mutt juba. Kogu aeg räägin sulle, et pane päts ahju, mida sa ootad. Sul on kõik olemas, vaata, mis elamine sul on, vaata, mis mees sul on kõik olemas. Lihtsalt vaja ära teha. Ei, mul on reegel, ma ei tee enne lapsi, kui mul päris oma kodu on. Siis sa jäädki ootama. Mida sa ootad?
sa tead, et tänapäeval sa ei pea mingi noor enam olema, siis nagu meil on uus ajastu, meil on natukene teistmoodi energiad asjad siin. Sa ei taha 50-selt emaks saada, onge kas sa saad aru, et nüüd sina 50-selt, su ema 50-selt ja mina 50-selt, see on 3 täiesti eri asja. Mina 50-selt olen nagu sinu ema 30-selt. Sest et kui sa ei lähe kaasa mingite sünnipäeva rituaalidega ja sa ei nõustu sellega, et sa vananed, kui sa tead midagi paastumisest, autofaagiast, kuidas su keha ennast ise noorendab, tervendab, meil on mingid meetpeetsid asjad, mis nagu hakkavad vaikselt varjust välja tulema, saad aru, meil on uued tehnoloogiad. Ma saan kõigest aru. Ma võin 50-selt ka lapsi teha. Mõtle, kui vähe aega sa saad oma lapsega siis koos olla siin elus. Ma elan 120+, originaal-inimene ongi loodud elama 120+. Mitte 60-selt invaliid, nagu, või selles mõttes, et ei saa liigutadagi enam ega midagi teha. See ei ole normaalne. See ei ole kui see päriselt kõik nii oleks, siis oleks tore. See nagu teoorias on tore. Aga nüüd vaikselt lähebki sinna poole. Jah, ma räägin, meil on väga põnev ajas. Ma saan ka kohe varsti 50, halloo. Näed välja 50 või? Aga ma lapsi küll enam kasvatada ei tahaks. Aga see on sinu probleem. Ma tunnen, ma nüüd saan ise elada ja olla ja vaata käingi kargan ja viskan näppu. Mina tahan praegu ise elada ja siis hiljem võin lastega elada, laste elu elada. Aga lapsed ei sega ju sul oma elu elamas. Tänapäeval võetakse lapsed kohe kõhu peale. Seda räägivad nad kõik. Annika oli 4-kuune, kui me läksime lennukiga lendama. Mitte midagi juhtunud. Ei peagi juhtuma. Mis sa räägid, lapsed ei sega elu? Ei, absoluutselt mitte. Et see on nii vale mõtlemine minu meelest, et ja kui sa mõtled selle peale, et rahaliselt ei saa hakkama, siis ma võin kinnitada, alati saab hakkama. No, alati saab hakkama. Ma ei tea, mul ei ole elus, on. Ütleme, meil on issiga olnud perioode, kus aga teile ju öeldakse, minule on öeldud, nagu ma noorem olin, käisin põhikoolis, gümnaasiumis, et mis sul viga, sinu vanemad on ju nii rikkad. Ma nagu mõtlen, et nagu issand, meie pere küll mingi rikas pole. Kust siuke mõtlemine ja arusaam on tulnud, et me oleme rikkad? No kuule, vaata oma aeda, vaata oma hoovi, vaata oma 2 maja. Aga see on mu kätetöö, ma olen selle ise teinud. Ise nagu oma kätega. Mitte keegi aitanud? No oli ikka Kati, kes aitas kive laduda, aga ikkagi põhiliselt ma ju need taimed olen ja kõik ju ise istutanud, kasvatanud, möllanud, ümber tõstnud, vaadanud, kuidas kasvavad. No kas see kõik on raha ju või läksid lihtsalt metsa, võtsid tasuta lilled? Aga saingi esimesed lilled tasuta. Läksin vanaema, ehk siis enda ema aiamaale, küsisin tädide käest sealt igasuguseid taimi. Esimesed taimed tulid kõik tasuta. Rikkur selline. Noh, rikkur. Ja tegelikult on ju see, et sa pead oskama elada ja rahaga majandada. Ja kui sa kogu aeg muretsed selle raha pärast, ega sul teda rohkem ei tule. Seda ma kogu aeg räägin. Tänapäeva inimesed, nad ei tea rahast mitte midagi. Nad ei oska rahaga ümber käia. Täpselt, sa pead oskama elada. Esimene mingi palgapäev tuleb, vaata, mida nad kokku ostavad. Oh my God. Mul õde töötab toidupoes ja ütleb, et nii kui see pensioni või palgapäev tuleb, siis nad lähevad poodi, ostavad oma viinapudeli, kõige kallima šokolaadi kommikarbi ja siis järgmine nädal on neil raha otsas ja siis kuule, sõbra käest laenatakse. Noh, ma ei tea. Mina ei ole kunagi niimoodi enam, ma ei ole kunagi võlgu võtnud. Võlad ja muretsemine on ja? Õudna. See mindset on hästi oluline raha suhtes. Inimesed elavad üle võimete. Miks sa võtad laenu või miks sa ostad laenu peale mingi asja, kui sul ei ole võimalik? Sa saad ilma selle asjata tegelikult ju hakkama. Aga kui ei saa? No kui ei saa, siis sa pead mõtlema selle peale, et sul peab olema siis sa pead lihtsalt rohkem raha teenima nagu. Ole normaalne. No ja täpselt. ma ei saa, ma teenin 800 € kuus, mul ei ole võimalust. Teeni rohkem siis, mis sul viga on? Ja kõigil on millegi pärast siukene arusaam ka, et kuule, aga see Absalon Sigrid, see üldse tööle ei käi. Vaata, kus ta raha saab, ta on rikas mees. See käigi ju. Sa kodus kogu aeg. Ma lihtsalt oskan oma aega planeerida, oskan kas sa oled eluaeg fotograaf olnud? Ei, ma ju olen tegelikult alustasin, ma olin Häirekeskuses sekretär. See mu esimene töökoht üldsegi. Ja, sest ma õppisin ju raamatupidamist ja asjaajamist sekretäriks. Asjaajamist? Jah. Tead, mis ma sealt 2 aastat õppisin ja ainuke asi, mis mul eluks sealt nagu kõige vajalikum asi, mis mul kaasa tuli, on see pime kiri. Et ma nagu arvutis kirjutan, ise vaatan mujale ja siis ma nii mäletan, kui sul sõbranna Kaari oli meil ja siis teie istusite mul seal kõrval, mina tegin arvutis midagi, trükkisin seal ja siis te küsisite ja mina vaatasin teile otsa ja rääkisin ja samal ajal trükkisin ja siis Kaari vaatas mind niimoodi. Mõtlesin, mis viga on? Ei no,
sa trükid, sa ei vaata üldse, mida sa trükid, on just tuli vaatama ekraani peale sinna, ühtegi viga ei olnud nagu reaalselt kirjuta, aga see on nagu mul siuke lihasmälu. Nii, töötasid häirekeskuses kaua? Või see oli lühikest aega, ma mäletagi. Aastat vist ei olnud, sest siis ma sain tööle Port Arturisse, Pärnusse. Mis tegid seal? Administraator olin. Nagu mis see töö, nagu mis lihtsalt istusid? Istun laua taga, inimene tuleb, küsib muga, nagu soomlased tulevad, mis see vessa täällä on? Ja siis, meelest suoraan ja sitten sinna vasemalle, paremalle. Ja siis seletagi see vessa on mingi... pead raha eest seal vessas käima, et see oli siuke, ja siis me müüsime muidugi seal, meil oli piletilevi, müüsime pileteid, siis meie töö oli vanasti viidi ju paberi peale arveid, ega siis keegi ju polnud ju seda, et saadetakse kuskil arvutis neid arveid, et siis me käisime, viisime poodidesse neid arveid, küsisime allkirju, rahavahetus, igast asju oli meil seal nagu. Kaua sa seda tegid? No ma vist kokku olin, ütleme siuke vahelduva eduga 4 või 5 aastat, sest sina sündisid, siis mul oli ju titega kodupaus, siis ma läksin sinna tagasi natukeseks ajaks. Ja siis said aru, et ikka pole mõtet. Ja siis oligi, ma jäin Annikat ootama ja vaat siis ma mõtlesin, et aga kui ma lõpetan õhtul kell 8 või 9 oma tööpäeva, siis ma tulen koju, millal ma lastele süüa teen, millal ma sinuga koos näiteks õpin. Et siis ma sain aru, et ma ei saa käia kellast kellani tööl, ma pean midagi muud tegema. Ja siis mõtlesid, et hakkan fotograafiks või sul oli juba mingi enne see fotograafia huvi? See fotograaf tuli sellest, et me käisime ju sõbrannadega mööda pidusid ja ütleme mingid sünnipäevapeod ja mis olid, alati oli mul fotokas kaasas ja alati mina tegin pilte ja siis juba kõik teadsid, Sigrid võtab nagu nii fotoka kaasa, et küll ta teeb ja et me ei pea tegemagi ja ärme kutsu fotograafi ja siis mul viskas üle, miks ma pean tasuta kogu aeg pilte tegema teistele ja siis tuligi idee, et kui nüüd Annika, eks ju, seal lasteaeda läheb, siis ma enam palgatööle ei lähe, teen mingi oma äri. Ja siis ma tegingi Port Arturi ruumidesse, sinna Port Arturi taha fotostuudio. Nagu lihtsalt olid, see oli nagu kerge otsus või mõtlesid, kaalusid, sest vaata, tänapäeval ju inimesed täiega kardavad alustada oma asjadega ja tulla ära palgatööst. Jaa, ma kartsin ka. Ma ei tea, mis saab, äkki ma ei saa raha, äkki mul ei ole seda pidevat sissetulekut. Aga kui sa seda otsust ei tee ja kui sa ei proovi, siis sa ei saagi teada. Saad alati palgatööle tagasi minna, see on nii loll mõtlemine. Ikka ju kartsin natukene, Anja. Aga kuna mul on ju abikaasa olemas ja toetus olemas, et kui läheb aia taha, siis iga kell ma saan ju palgatööle tagasi minna. Kui ma ei proovi, siis ma ei tea, Anja. Ja siis oligi nii, et avasin selle stuudio ja see läks mul reaalselt esimesest päevast kohe käima. Ma ei tea, kuidas. Hakkasin tuttavaid kutsuma esialgu ja see läks laiali kohe niimoodi suusõnaliselt ja tollel ajal ei olnud vist väga palju konkurente mul ka, et ma olin õigel ajal õiges kohas ja väga palju kliente käis ja mul oligi see fotostuudio 10 aastat ja siis ma tundsin, mul niimoodi ammendas ära, et mul oli nii palju tööd ja no see, mis ma seal stuudios istun ja teen, see on ju köki-möki pärast see piltide töötlemine arvutis. Inimesed ei saa aru sellest, et nagu ei oota, see on põhiline töö. See on mu lemmik, kui inimene käib sul pildistamas ja siis õhtul liirutab, millal pilte saab? Mis õhtul, ta küsib seal samas kohe. Ma räägin sulle toreda loo. Ühe pere pildistasin ära, istuvad mulle sinna diivani peale, ritta kõik. Mõtlesin, ma ei tea, mul järgmine pere kohe tuleb, et kas te soovite siia jääda või mis te ootate? Ei, me ootame pilte. Mis ma sõnatsin, kas ma tõmban läbi hammaste selle kaardi või kuidas te mõtlete, et ma need pildid teile praegu kohe nagu peale sessiooni kätte annan? Ma ei tea, inimestel ei ole mõtlemist üldse. No sa töötled pilte ju mingi mitu nädalat ei. No muidugi, ütleme, kui ma ikka nädalaid läks aega, enne kui inimesed oma pildid kätte said, et see on ju kõige suurem töö, see töötlemine. Oota, tegid fotostuudio 10 aastat ja siis? Panin fotostuudio kinni ja mõtlesin, et üldse nagu midagi muud teha. Aga siis ma sain nagu natuke puhata ja läks üle see nagu sükene tahtmine. Siis sa hakkasidki tantsukooli tegema või? Ja, tantsukooli õige. Siis ma hakkasin ju tantsukooli ka tegema, see juba meelest läinud. Ehk siis jah, lõime oma lastele ise oma kooli, aga sinna ka nagu päeva pealt kohe tulid õpilased, kõik läks käima, meil olid nii toredad ajad, mäletan, me käisime nii palju võistlemas. Disko, no tollel ajal kellele tore, kellele väsitav, iga nädala vahetus. Aga te ise tahtsite ka ju? Esinemine, võistlus. Ma ju, issand, ma ei käinud ju ainult tantsimas. Olid ju laulmised,
ratsutamised. Laulsid, ratsutasid, tantsisid. Ma tantsisin 3 eri tantsukoolis, pluss ma käisin balletis. Ballett ju ka. Ja akrobaatikas. Toomas Volli juures ju veel laulsid seal. Jaa, ei no, aga sa oled ema laps, sest mina ka, ma iluvõimlesin, ma käisin muusikakoolis. Kes teeb, see jõuab. Ja vanaema ütles alati, kes teeb, see jõuab. Ja nii on ju tegelikult. Kui sa istud kodus diivani peale, mitte midagi ei tee. Nii paljud istuvad ju tänapäeval. Nagu, ma ei saa aru. Oh my god, kuidas? Ma ei saa aru. Nagu, mis su elu mõte on? Sa oled orav rattas, käid hommikust õhtuni tööl, tuled tagasi, sa oled nii väsinud, iskad sinna diivani peale ja järgmine hommik hakkab otsast peale. No vanemad inimesed, kes tööl käivad, aga lapsed nagu, need, kes nagu peale kooli ei lähe kuskile huviringi või mitte no aga need jõlguvadki mööda kaubanduskeskuseid. No ja istuvad telefonis kodus. Ja telefon, oi jumal, sellel teemal. Vot ma ütlen sulle. Kuule, ma ei ole sellest üldse rääkingi, mis sa esimesel küsisid. Pika abielu saladus. No. Ei no tegelikult natuke rääkisime, aga ma räägin sulle, miks meie issiga oleme üldse, mitte ma ei ütle kaklend, aga nagu eriarvamusi on meil olnud ainult ühel teemal elus. No. Laste kasvatamisel see, et mina tahtsin piirata teie telefoni ja arvuti kasutust ja issi oli see, kes ütles, et no me ei saa ju, nagu me peame ajaga ikka kaasas käima ja nad peavad seal ikka olema. Kuule, kui palju oli meil aega seal olla tegelikult? Kui ma läksin hommikul kell 8 kooli, koolist otse mul oli 1 trenn, 2 trenn, 3 trenn ja ma jõudsin õhtul kell 10 koju. Okay, ega mul ei olnud aega seal telefonis niimoodi passida ka, kui sa võrdled mind nagu normaalse lapsega, kellel oli mingi 1 seda hobi. Küll, praegu sul on töö telefonis ja arvutis, sellest ma saan ka aru. See on jah. Aga jah, et osad lapsed, kes ei tee mitte midagi ja ainult mängivad seal, keegi ei tunne huvi nende vastu, kuidas sul koolis läks. Või see vaata, kui saadakse emaks ja siis minnakse titega õue jalutamise on telefonis või tegeleta lastega, ei räägita oma lastega, ta just oli kuskil sotsiaalmeedias mulle väga meeldis, Kirsti Timmer võttis selle teema ükskord üles alles hiljuti ja kuidas noored emad jalutavad titega ja ei vaata selle lapse poolegi, ei suhtle temaga. Ja siis mõeldakse, miks laps rääkima ei hakka õigeaegselt. Noh, seda, seal all oli palju erinevaid arvamusi, lugesin neid kommentaare, et loomulikult on neid, kellel ongi häire, kes hakkabki hiljem rääkima. Väga palju neid häiretega ei teagi, miks. No mina võin täpselt öelda, see on nendest vaktsiinidest, toidust ja kõigest sellest. Naiste toitumine raseduse ajal ja enne rasedust, see kogu elus sul ju munarakud on sünnist saati kaasas. Kuidas sa kahjustad neid nagu varajasest east? Sa saad 30-selt emaks, aga nagu see, mis sa 15-aastaselt tegid. Aga tead, kui paljud ei saagi emaks? Kui paljud ei saa isaks? Kui palju mehed ei saagi lapsi? Aga tihti see ei olegi naiste süü, vaid meeste süü. No seda räägingi. Võta uuringud lahti, need mehed, kes koroonavaksi said. Joovad, narkootikumid, suitsud, veibid, see kõik on ju... Muidugi. Uudus. Oi, ma ei taha sellest üldse mõelda ega rääkidagi. See on nagu, ma arvan, et meie pärast mitte keegi ei ole kunagi narkootikumi isegi mitte proovinud. Ja miks mina vihkan suitsetamist nii kohutavalt on selle pärast, et minu ema on eluaeg olnud suitsetaja ja vanasti Vene ajal suitsetati ju toas. No, toas, ja. Ja see oli lihtsalt nii räige ja mulle see üldse ei meeldinud. Oota, tulles tagasi narko juurde, aga minust tehti uudised lausa, et Angela seal telesaates pani aineid ja bla. Ja kuna ma kuulen sükest muusikastiili, siis on ka jutud, vaata, et kainest peast ei kuulata sükest mussi ju. Ma ei saa sellest aru inimesed, miks te ei oska kaine peaga olla lõbusad. No eestlane ei tantsi enne, kui pudel viina on keres. Vaata, ma subscriberitele omal Instagramis ju tegin, vaata, selle pika jutuajamise, vaata, nagu see, kuidas öeldakse, nagu ajajoon, vaata. Et niuke mu pidutsemine on olnud ja mingi suhted alkoholiga ja mis aineid, kas ma olen mida teinud. Mina olen eluaeg olnud kaine autojuht, igal peol, alati. Ja mina olin ka, mind pandi ka alati sõitma. Ja ma lähen peole ja ma olen esimene, kes näpud püsti lava ja tantsib, nagu mul ei ole vaja alkoholi selle jaoks. Ma olen sinusse, aga ja see, mis avalikkus... Annika ei ole selline. No Annika peab tegema enne 5 šotti, et tulla, nagu läksime Martin Gerriksi kontserdile, lähme esimese asjani šotti ostma lapsele, nagu et ta saaks üldse nagu midagi... Kule 18 aastaselt tuleb sarved maha joosta. Mina jooksin 16-15 aastaselt, vaata. No jah, mul ka kasvab siin üks sarv, ma käisin kunagi kirurgi juures ja siis... Jaa, mul on siin üks mingi luuline moodust ja siis läksin kirurgi juurde ja ütlesin, teate, mul kasvab siin midagi. Ei, ma ütlesin, mul kasvab siin üks sarv. Ja siis Urjuse sarv! Vanem meeste rahvas oli arst, vaatas mind niimoodi, kirjutas siin midagi ja siis ütleb,
jalast maha, olete proovinud joosta? Olevaid ei ole. Oli. Ma ütlesin, kõik on proovitud, ei kadunud ära. Issand jumal, ja nüüd lihtsalt eladki sarvega. Ja ma elangi sarvega. Juuksurisse lähen, siis, mul on oma juuksur, tema juba teab, et mul sarvas ei tee midagi. Mingit valu või? Ei, mitte midagi. Lihtsalt ma arvan, ma mitu korda ühe sama koha peale kuskil pea ära löönud arst arvas ja siis on kasvanud siia mingi muhk. Hüppet ära, oh my god. No nii on. No see on küll naljakas. Igal inimesel on oma head ja vead, nagu sinul on see auk siin. Titast saati mingi... Jaa, see käsib minuga mingi 100 eri arsti juures, nagu sa ütlesid. Ja me siiamaani ei tea, mis asi see on. Aga mina paar aastat tagasi TikTokist näen, inimesed jagavad neil samasugune asi, vaata. See oli nagu mingid eri... No see oled mingi special. Just, et nagu most common ehk nagu kõige levinum oli kuskil nagu siin üleval pool ja siis kõige nagu reerim oli see, mis siin allpool on, ehk et mul oli nagu see 3. astme nagu special asi ja see moodustub juba siis nagu looteas alles kõhus olles, kui sa oled nagu varajases staadiumis midagi, ma ei tea, mis seal aga sa oledki special, vaata, sa sündisid juba niimoodi. On lihtsalt auk siin kaelas. No sa sündisid ju esiteks õudse mürina ja kolinaga ja see oli... ilm oli esiteks juba selline, et lõi äikest, müristas, ilgelt müristas, nagu selline kõmin käis kogu aeg. Ja no, sünnitusest ka rääkida ju, miks või on, jah? Ehk siis ma arvan, et meie pere naistel ongi see sünnitamine kerge, sellepärast, et kui mina sündisin 2 tunniga, vanaema, vanaisa elasid siis tollel ajal Varblas, ja sealt Pärnusse vana Mossega sõita Moskvitšiga siis võttis ikkagi aega ja kuna ma sündisin ju märtsi lõpus, siis oli alles lumi maas. No. Ja vanaemal tulid vist sauna laval veed ära ja siis vanaisa oli tegelikult nagu loomaarst. Ma oleks küll saunas sünnitanud. Mina never ei lähe mingi haiglasse sünnitama. Tollel ajal ei sünnitatud kodus. Polnud niisugust asja, keegi ei tulnud selle pealegi. Ei lubatudki. Siisus. Hakkasid sõitma. Ja siis vanaisa pani taha istme peale kõik tekid juba valmis, sest tal oli, ta arvas, et nagu ema sünnitab siis sõidu ajal, autos ära, sest see oli, kõik läks nagu nii kiireks, kõik valud ja kõik hakkasid nagu nii kiiresti peale. Ja siis oligi nii, et kui nad Pärnusse jõudsid sinna vanasse haiglasse, ema jõudis trepist üles veed ja kõik olid ära tulnud juba ja siis ta oli kuulnud, et peab minema kaaluma. Oli roninud see vanaaegne mingi nagu saunas on need suured kaalud, vaata oli sinna otsa roninud ja siis ta oli niimoodi sõimatud, mis te sinna ronite, teil pea paistab rutte pikali. Sünnitama kohe. Pikali. See on ebanormaalne. Ma tean, aga tollel ajal suruti kõik naised pikali. Ei pakkunud sulle keegi mingit vesi sünnitust. Sina ju ei sünnitanud kordagi pikali. Ei, täiesti keeldusin. See on kõige ebaloomulikum ja kõige valusam. Keisrilikkad ja asjad ja see on nii kohutav, mida tehakse naiste kõik. Ühesõnaga, ma sündisin kohe, nii kui ema siin haiglasse jõudis on ja. Ja sinu lugu on siis selline, et kuna oligi see vana haigla vahetus, ehk siis Pärnusse tehti alles uut haiglat ja mina ei tahtnud sinna vanasse haiglasse sünnitama minna, sellepärast, et ma kuulsin igasuguseid õudusjutte selle kohta, nagu mis seal kõik juhtunud on ja siis ma olin jumala veendunud, et mina tulen Tallinnasse, oli mingi, mis selle? Fertilitas äkki oli siuke mingi erakliinik, ma ei tea, kas see on tänapäeval ka. Ma praegu olen kuulnud, on ikka vist. Ja sealt me valisime ühe emanda, mul nii hästi jäi meelde Iira Sasko oli ta nimi ja sai valida endale isikliku ämmaka, nii et sa käisidki nagu tema juures kogu aeg ja siis, et kui sul sünnitus hakkab, siis tema tuleb su sünnituse juurde ka, on ja. Ja siis me sõitsimegi, minul oli, ma ei tea, 6 aega varem oli juba kõik see sünnituse kott oli valmis pakitud. Sa oled nagu mina, kui mul võistlused olid, ma pakkisin ju 6 aega varem oma ja mul oli see autos kogu aeg kaasas, sest kus ma teadsin, vahest tuleb varem on ja võtsin ikka Tallinnasse ka selle koti kaasa ja ma olin nii kindel, et ma lähen Tallinnasse ja ma saan kohe sünnitama minna, ma ei tea, miks ma mõtlesin, ma pean lahti saama sellest koormast. No. Ja siis käisime seal ämmaka juures kontrollis ära ja vaatab mu üle, et siin läheb nädal aega veel ja siis ma olin nagu nii õnnetu, mis mõttes nädal aega veel kannatada, vaata. Ja siis ma olin nii löödud ja nii õnnetu ja siis me sõitsime tagasi, ma terve tee mingi nuuksun seal ja siis jõudsime sinna Pääsküla. Ja seal on see Hesburger siiamaani alles seal. Läksime lohutuseks jäätist sööma, siis lähme sööme siis jäätist. Ja siis lähme sinna jäätisse ja ma tõusen püsti tunne, mingi voolab kõik, mingi veed tulid, saad aru? Hesburgeris? Hesburgeris, nagu autos juba. Ja siis ma ütlesin, kuule, ma ei saa tõusta nagu, vaata, et too mulle jäätis ära sealt. Isi tõi mulle jäätis, siis tõmmusin, et kuule, ma vaatan nagu, et iga 5 minuti tagant nagu mingi imelik valu on, on. Noh,
siis sõitsid tagasi? Ei no siis ma võtsin sellele samale ämmakale kõne, vaata, et mingid valud hakkasid. Ei ole võimalik, ma just vaatasin siin, ei ole võimalik. ja siis ma ütlesin, et teate, et nagu veed ka tulevad vaikselt ja oot, no tulge igaks juhuks tagasi, aga saad aru, see ämmakas oli just läinud koju ära töölt. Ta oli oma vahetuse lõpetanud ja koju jõudnud, on ja. Ja siis ma jõudsin enne teda tagasi. Ehk siis sinna fertiilitasse. Teised ämmakad olid seal, teda ei olnud. No. Aga mind pandi juba, ma tahan vesisünnitust proovida, on ja. Mind juba pandi vanni. Aga sul olid mingid teadmised selle kohta enne või keegi, kus sa seda infot said? Ikka ma lugesin nagu, me arutasimegi enne nagu ämmakaga läbi ka, et ma tahaks seda vesisünnitust proovida, sest Pärnus ju polnudki, vaata. Nii, jõudsid sinna, olid teised ämmakad? Ja siis nad surusid mu sinna vanni ja keegi vaatas mu seal läbi, et siin läheb veel mingi ööpäev, nagu väga kaua läheb aega, on ja. Ja siis nad lükkasid mind sinna vanni, istus mul seal vanni kõrval ja istusime kahekesi, mitte keegi tulnud isegi vaatama meid. Mitte keegi tulnud meid vaatama seda. No. Ja ma ütlen Vaidole, kuule, ma tunnen, et ma tahaks pressida, mul hakkab titt tulema nagu. Ise sünnitasid? Ühtegi ämmakat ei ole, mitte kedagi ei ole. Issi läks otsima siis nagu, et halloo, tulge keegi vaatama, et mul aine ütleb, et hakkab sünnitama need seal, ärge rääkige, me vaatasime ju sealt ei tule midagi veel, on ja. Ja siis jõudis see minu Iira sinna kohale ja tuli mind vaatama ja saad aru, võt siis hakkasid jooksma kõik need ämmakad seal. Seepärast, et mul reaalselt sa hakkasid sündima. No. Ma ei tea, kuidas see mul nagu nii kiiresti läks, et ma tean täpselt, et me mingi päeval 2 paiku äkki sõime seda jäätist ja 17.07 sa sündisid. No kuupäev ja kellaaeg samad. Täpselt, 17.07 kell 17.07. Et selle pärast sul see spetsial auk siin võib-olla ongi. Ühesõnaga, siis need ämmakad jooksid ja sina juba vupsti tulid sealt ja siis ma nägin elus esimest korda issi pisaraid. Tegelikult meil oli ju isiga kokku lepitud, et ta ei tule sünnituse juurde. Ma ütlesin, sa ei pea passima seal, kui mingi verd lendab ja mingi, ma ei tea, ma polnud ju enne sünnitanud, nagu tundus, et kõik on jõudne. Et ta on nagu selle aja, kui ma valutan, aitab mul seal, toidis mul nii mäletan, et vannil ei olnud nagu äärt. Või nagu see on ju, saad aru, sa ju pea väsis ära. Mul oli siuke tunne, et ma tahaks pead toetada kuskile. Ja siis issi hoidis niimoodi, ma toetasin lõuga. Oota, ja Annika sündis ka vees või? Siis issi oli mul see lõugatoetaja. Ja saad aru, sa tulid nii kiiresti, et issi ei jõudnud juksest välja minna, vaata. Siis ta nägi seda hetke, kui sa vee alt tulid seal. Must sitikas pea oli otsas. Ja siis ma vaatasin, kuidas issi pisaraid võib. Ja siis ma mäletan seda, kui vanaema ja mul õde ja tata siis ja sõitsid ju Tallinnasse vaatama meid sinna haiglasse. Nad ei uskunud ju ka, et nii ruttu, kõik nagu virvarr, mingi müristas äikest lõi, sina tulid kolinaga ja ämmakad olid ka nagu nii imestanud, kuidas nagu kõik vaatasime sind, midagi ei olnud nagu näha, et toimuks või Vanaema tuli meid vaatama ja tõi suure kotitäie värskeid herneid. Issand. Aga rasedad ei tohi ju herneid süüa, seda aru, kui sa annad rinda, see nagu gaasi tekitab. Siis ma lihtsalt ila jooksis, kui ma oleks nii tahtnud neid herneid süüa, kui vanaema ei tulnud selle peale. Ei mõtlenud, vaata, tahtis head ja tõi neid kotitäie. Oh my God. Aga jaa, Annika sünnitamise ajaks oli Pärnu haigla just valmis saanud ja seal oli vastu võetud täpselt 5 vesisünnitust. Aga nad väga kartsid, ehk siis nad väga ei pakkunud mul seda välja ja nad ei tahtnud. No Annika sünnitus oli ka see, et öösel 2:30 ajasin issi üles, et kuule, valud on ja peaks vist minema. Aga tema jälle võttis rahulikult, et ma ei tea, lähme siis sealt öösel unise peaga, et lähme Statoilist läbi, et tema tahab kohvi. Mina ootan seal autos, hoian jalgu ristis, kui ma tunnen, hakkab tulema, vaata. Tema rahulikult võtab kohvi sealt, on ja siis ongi, lähme haigla lifti, mul sorinal kõik veed jooksevad, on ja lähme siis liftist välja. Arst ütleb, ei, me vanni küll ei jõua. See vesi jookseb nii kaua sinna, et me ei jõua vanni minna. Mina ütlesin, ei, ma tahan vanni minna, las jookseb kas või poolenisti, vaata. Ja ei, lõpuks oligi nii, et vann enam-vähem jõudis nagu vett täis, siis juba see Annika sealt vupsti tuli. Et ikka väga, Annika sündis, 2:30 hakkasime kodust minema ja 2:30 oli ta käes. No ka kiire siis, jah? Ja ikka väga ma plaanin ka kiirelt sünnitada. No seda ma räägingi sulle, et see on päritav järelikult, et sa ei pea kartma. Mis päritav, aga nagu
kui tervislik sa oled, kuidas sa toitud, kuidas enda eest hoolitsed terve rasedusaeg. No vaata siis, kui sind sünnitama hakkasin sünd esimene, siis ma oli kohutavalt kartsin tegelikult seda sünnitust ja mina ütlesin kohe kartsile, et ma tahan seda keisrilõiget, vaata. Lollakas. No muidugi lollakas, nüüd ma tean tagantjärgi sarstika, ei. No, ja lõppkokkuvõttes oli nii, et ma ei saanud ühtegi valuvaigistit, mitte midagi. Ma täiesti puhtalt. Ei, mitte midagi, täiesti puhtalt. See on haige värk. Ja see teine vesi sünnitus Annikaga siis oli nii, et mu ämmaka nimi oli ka Sigrit, ma olin ise ka Sigrit, vaata. Ja siis ma nii mäletan, kui see ämmaemand seisis lihtsalt käed puusas seal ukse peal ja vaatas. Issand, sellest oleks saanud nii ilusa õppematerjali video teha, puhtalt välja hingatud laps. Issand jumal. Et nagu täiesti näidis sünnitus lihtsalt, aga ja siis Annika oli juba isi jäi juurde, sest ta teadis, et seal midagi hullu nagu ei ole, et see lihtsalt laps tuleb ju oma loomulikust keskkonnast sinna samasse sooja vette. Aga tead mida või? Ma plaanin ka vees sünnitada, aga mitte vannis, vaid ookeanis koos delfiinidega. Oled uurinud, miks nagu... Kus sa selle ookeani ja delfiinid võtad? On kohti. Ja. Enne pane päts ahju ja siis vaata, kus sa sünnitad. No kindlasti mitte haiglas. Sa ei kujutate, kui kohutav see tänapäeval on, et sa võid öelda, et ma ei taha, et mu lapsel ühtegi süsti vaktsiini tehakse peale sünnitust. Nad teevad salajase kõik ära. Ja sellepärast ma ei lähe kuskile haiglasse, ma teen kodus samamoodi vette, aga haigla, mis energiaga koht see on? Seal on surmaenergia. Sa lähed sinna sünnitama uut elu vastu võtma surmaenergiasse. Teie Annikaga olete saanud need esimesed vaktsiinid, sest tollel ajal ma ei teadnud sellest asjast nagu midagi, mis asjad need vaktsiinid tegelikult on, sest eluaeg ju kõigil on tehtud. Ja siis sünnitasid lapse, kes hakkas sulle õpetama elu, jah? Ja täpselt, praegu muna õpetabki kana, sellepärast, et ma olen tänu sulle saanud ikka väga palju targemaks ja nii ongi. Ja tegelikult nii ongi. Pole tänu väärt. Mida ma teile sisse ikka söötnud olen, see on päris hull. Öeldaksegi ju, et lapsed tulevad siia vanemaid õpetama. Aga nii ongi, jah. Sinu puhul on see täiesti, ma ei tea, millal Annika mind õpetama hakkab, aga... No kuule, selles suhtes mitte nagu teadmiste poolest, aga emotsionaalselt, vaimselt ikka õppetunnid. Aga mis mõttes sisse söötnud oled? Oi jumal, no kuule, ma mõtlesin, et täiesti normaalne hommikusöök on selle mingid kelloksi helbeid näiteks piimaga anda, on ja? Putrud ei tahtnud, teile ei maitse. Kes mõtles välja hommikusöögi, kellele oli see kasulik? No, kuidas tehti propagandat? Nüüd ei söö keegi hommikusöögi, ei söö mina, ei söö teie. Pole, kui ma olen eluaeg... Kes ütles, et hommikusöök peab olema hommikul kell 8? Ja täpselt. Hommikusöök võib olla ka päeval kell 2-3. Jaa, meil nii ongi. Ei, me ikka naerame isiga seal näiteks mingi kell 12 on meil hommikukohvi. Isile teen mõne võile, mina ei söö, ma ei taha, ma joon ainult ühe tassi kohvi ja siis õhtul mingi 4-5 paiku söön. Mida sa sööd? Põhiline on steik, muna, või. Ja ongi, mul on kõht täis. Mingi karnivoor oled või? Okei, selle ma sain ka sinult. Ei, mul ei ole nii, et ma nüüd ei tohi, et ma ennast piiran, kui mul on isu ja ma tahan näiteks riisi süüa, siis ma ju söön seda riisi. Aga mul ei ole isu, sest kui ma söön muna ja liha omal kõhu täis, siis ma reaalselt ei tahagi. Sest et sa saad sealt kõik vajalikud vitamiinid, mineraalid kätte, mida kehal vaja on. Mäletad, Angela, seda aega, kui meil oli lihtsalt nagu riiuli täis purke igas suuruses, meil olid oomegad, meil olid mingid D-vitamiinid, mingid toidulisandid, me võtsime peoga lihtsalt sisse neid. Sest see on üks suur propaganda ja kui sa magad... Ja praegu me ei ole ju aastaid keegi mitte midagi võtnud ja mitte mingit vahet ei ole, ma tunnen ennast nagu palju paremini isegi veel. Aga Annikal oli ju hakkas vitamiine võtma ja siis tekkisid siia need põletavad asjad, võtta, et... Kõrvetised. Nagu, jah. No see on puhas pask, kõik need ei ole... Ja mis sulle endal tekkis, kui sa võtsid mingi pulvreid ja asju, siis see issi ütles sulle, et ära võtta. Soolestiku mikrofloora oli häiritud. Vot, siis sa ei kuulanud issit. Sa pidid enda naha peal kõik ära proovima. 16, muidugi pepeab proovima ju. 16-aastasel sükksel aastal. Aga tänu enda kogemustele sa saad praegu teistele seda jagada ja öelda. Just. Et kõik, kes sul küsivad, ma olen su kõige suurem fänn ju. Ma jälgin su Instagrami ja kuule, ma isegi subscribe'in teda. No. Halloo, maksan iga kuu 5, et last kuulda. On väärt siis või? Loomulikult on. Saad kasulikku infot sealt Instagramist, kus ma jagan. Väga palju. Ja, ei, täitsa ilma näljata. Sest
kuule, minu ajal ei olnud internetti olemaski. Ma räägin kust me infot peaks saama? Ma räägin siuke infoküllus, et inimesed, eriti just toitumise teemaga on segaduses ja mulle ka kirjutatakse ja ma võin isegi ühe miimi kokku panna, võtame mingi 6 raamatut. Üks raamat räägib, miks sa ei tohi köögivilja süüa, teine raamat räägib, miks sa ei tohi punast liha süüa, 3. räägib, sa ei tohi mingit kraanivett juua ja siis lõppude lõpuks, kui sa kõik need raamatud kokku võtad, sa ei võigi mitte midagi süüa ega juua. Ära ela siis, on. Et see info on nii vastandlik ka, et nagu üks ütleb üht ja teine ütleb kohe absoluutselt vastupidist. Mida uskuda, keda uskuda, on. Iseennast, seda ma räägin, tee end korda esiteks, sest kui sa toitud pasast, siis sa ei kuula oma keha. Tee end korda ja siis hakka kuulama ja tunnetama, mida su keha vajab. Mida ta süüa, ta küsib sult, on ju? No ongi, ma tõusen teinekord, ma tõusen õus, mul ei ole isu, mul on eluaeg niimoodi. Siis ei pea sööma, ei tohigi süüa. Aga kõik ju rääkisid Vene ajal, et kõige tähtsam on ju hommikusööki süüa, siis ma surusin iga kord enne kooli mingi võileivakese sisse ja ma tegi, on ju. Aga no reaalselt isu ei ole. Mis sa teed siis? Sulle anti koolis fluoriiditablette. Ma ära räägi. Ma nii mäletan, orantsid, siuksed lehed olid ja iga päev anti õpilastele sealt. Iga päev? F-täht oli peal. Iga päev? Ja tablett, sa pidid võtma ja mingi perioodi ja kõik said. Kellelgi tund pähegi, et ei tohiks võtta või ei peaks võtma. Kes vaatab, kuulab ja siiani ei tea, mida fluoriid su kehas organismis teeb, siis ole hea, tee oma uurimistööd. Oh my god. No ma olen õnneks elus. Vedas sul. Tugev Eesti nainena. Aga ei, mina ei tea. On igasuguseid arvamusi. Mõni arvab, et peabki peoga sööma neid igasuguseid lisandeid juurde. Aga reaalselt söö liha. Ma ei tea, söö kas või kartulit, kui sul see kartul maitseb, on. Aga ma ei mäleta, millal me üldse viimati kartulit sõime. Isegi isi mis see kartul annab sul? Mis tänapäeva kartul annab sulle? No halloo. Milline metsikus looduses metsik kartul välja näeb? Sweet potato, tänapäeva ütlen nüüd bataat. Mis asi see on? See bataadi, mis sa poest ostad, tal on nagu mingi selline. See üks kartul kaalub mingi mitukümmend kilo, on ja. Ja kui palju suhkrut seal sees on, süsivesikud, kui palju tärklis, kui palju nagu seda on muundatud, see ei ole nagu looduslik, isegi kui seal on kirjas mahe. Ja panime mahe pestitsiidi peale, sest et organic mahe võib ka kasutada. Eluaeg on ju nii olnud, et inimesed peavad sööma liha, kartulit. Ja köögivilju ka muidugi on ju. Aga kui sa tahad, siis söö liha köögiviljadega, jätta see kartul välja sealt. Jätta köögiviljad ka välja. No see paljast liha. Ja tegelikult ei kaota mitte midagi. See köögivilju suurt midagi juurde ei anna. Võib-olla lihtsalt, et sa tahad mahtu lihtsalt, et rohkem süüa. Aga kui sa sööd selle suure 200 grammise steigi näiteks ära, siis sa ei tahagi rohkem midagi sinna. Inimene ei saa kiudaineid isegi seedida. See läheb sisse, tuleb välja. Inimesel ei ole vaja kiudaineid, et organism korralikult töötaks. See toimib sinu soolestikus nagu liivapaber. See kahjustab su soolestikku. Ja kui sul on seedeprobleemid, puhitused, esimene asi jätta köögiviljad ja jama välja. Mida sa pead sööma on rasv. Aga inimesed ei usu seda. Siis proovi kui ise järgi. Täpselt. Mis sind seest poolt nagu reaalselt, kuidas sa ütled eesti keeles nüüd, libedaks teeb või rasv. Õli, mitte kuradi hein, kiudained, minge metsa. Just vaata ka seda pestitsiidi kogust, mingi spinatid asjad, inimesed isegi ei pese poest ostetud mingeid kuradi lehtkapsaid ja asju lihtsalt sööva. Oh my god, mis mürki sa saad, mis fake asi see on. Looduses ei kasva brokkolit. Brokkol on inimese loodud. See kõik on suur äri, unust ära mingi jama. Tead, kui lihtne mul on praegu poes käia. Ma tean täpselt, kuhu ma lähen. Lihalett, toorpiim, muna või ja tulen poest ära. Kõik. Nii lihtne. See vabadus, nagu mida see karnivoorlus annab. Ja miks kõik arvavad, et see on nii kallis? Jäta ostmata krõpsud, jääti, šokolaad, kas või need samad porgandid ja mis sa iganes. Sa maksad oma tervise eest ju. Osta liha, muna, võid ja piima. Palju mina täna sõin? Sa nägid, mis ma täna sõin? Ühe hakklihapaki 300 grammi. Aga mina sõin samamoodi selle steigi ära. Ja on kõht tühi või? Ühe muna. Ei ole kõht tühi. Üks kord päevas ja ma ei tahagi rohkem. Täpselt. Ja mõtle, mõned söövad 5-6 korda päevas. Oh my god, nad ei anna oma organismile aega isegi, et seedida. Millal su organism puhkab? Ainult magamise ajal, aga magamise ajal ju... Ei, ta seedib, sest sa oled nii palju sitta endal sisse söönud, mis ei seedu.
ja siis see ja siis inimesed mõtlevad, kus nende tervisemured tulevad. Ja siis see toit käärib sul seal kõhus, need köögiviljad ma sülitan üle õla praegu, kui terve on meie pere olnud nagu päriselt. Me ei sest ole ju haiged. Meie pere teab paastumisest. Meil on isa, kes ravis oma reuma terveks pika paastumisega. See on isilt tulnud sul see tarkus. Ma olen ise ikka juurde õppinud. Jaa, aga isi on see, kes oma naha peal kõigepealt ära katsetas selle. Ja mina olen ka oma naha peal katsetanud. See paastumine peakski iga inimese üks osa elust olema. Kuule, aga inimesed arvavad ju, et kui ta nüüd terve päeva ei söö, ma suren ära ju. Ma suren nälga ära. Kui tavainimene tavatoidu pealt paastuma hakkab, siis võib-olla surebki, sest et see on näljutamine. Kõigepealt sa pead alustama vahelduv paastumisega. Aga mul läheb süda pahaks. Ma ei saa. Miks läheb süda pahaks? Ülekaalulistel rasvund inimestel. No ikka väga, väga suurtel inimestel. Suured on võib-olla mitte ka nii suured. Kui sa hakkad kulutama oma rasva energiaks, ehk sa ei söö enam süsivesikuid ja suhkrut, vaid sa saad energiat rasvast, siis kõik need mürgid, mis sinna rasva on kogunenud aastatega, lähevad nüüd sulle organismi vereringesse, sest keha võtab sealt energiat. Ja sellepärast hakkabki sul halb, sest sa hakkad vabanema mürkidest. Seda nimetatakse ka nagu keto flu, ehk et nagu keto, ütle nüüd. Ma tean küll. Flu, no mitte külmetus, haigus, ei. Ma ei tea, ma ei oska eesti keelde tõlkida. No. Küll nad aru saavad. Ja, et sul ongi siuksed sümptomid. Paha olla ja pearinglus ja... Aga inimene ei suuda ju välja kannatada. Nii kui natukene raske on, siis ju antakse kohe alla. Tänapäeva inimeste probleem. Nii on, jah. Ja. Aga no ja see infopuudulikkus on ka siin nagu suur faktor. Et ise ei osata uurimistööd teha. Usutakse teadust... Oh my God, kinni makstud propagandat, õpikusse kirjutatud vanu mingid kellegi poolt kinni makstud informatsioonina. Et see, et ma võin öelda inimestele, et nagu, come on, sul on terviseprobleem, ma näen, proovi karnivoori. Sa saad oma aknest lahti, saad oma puhitustest, seedeprobleemidest, isegi autoimmuunhaigus leevendatakse ja raitakse. Vaata, sul läks 3 või 4 päevaga korda, kui sa tegid seda toorliha söömist praegu. Miks mul näonahk üldse lappe läks? Sest te kinkisite mulle Ninja Creami jäätise masina ja ma sõin 3-4 õhtut järjest pastöriseeritud piimatooteid ehk et kohupiim. Aga miks sa toorpiimast ei teinud? Ma ei teadnud, ma ainult piimast saan jäätist teha. Ma mõtlesin, ma pean ikka piimatoodet panema. Lihtsalt panen, et nagu piima. Ise räägid kõigile, tee oma uurimustöö. Ma ei ole mingi jäätise kohta uuri, mul pole vaja siukest asja. Ma jään oma liha peale, sa las see masin olla seal, teen külalistele. Mul ei jutt pooleli kuskil. Et sa saaksid väga ilusti lahti oma terviseprobleemidest, isegi autoimmuunhaigused. Ja inimene lihtsalt on mingi, ei, ma ei usu sellesse. Hakka uurima nagu, kui paljud inimesed on tervendust saanud. Just täpselt, ta on oma peas välja mõelnud, et see, mis talle näiteks treener ütleb, see on puhas kuld. Noh, on ju, kui sul näiteks treener ütleb, et sa pead süsivesikuid sööma nii palju. Kavad ees ja asi. Noh, on ju. Siis sa ju ei hakka ju vastu talle, sa teed ikkagi ju seda, usaldad ju oma treenerit, vaata. Ma ei tea, rumalus. No, kuidas võtta? On ju, sa võtad ju treeneri omale selleks usaldusisikuks ja siis sa ju ei kahtle temas. Ma ei tea. Noh. Aga kes vähegi oma mõistusega mõtleb ja kui sa näed, et sul ei lähe näiteks näonahk paremaks, kui sul ei lähe see puhitus paremaks, siis võiks ju oma mõistusega mõelda, et prooviks midagi muud, et äkki mulle sobib see, kui ma ei söö nii palju süskareid. See ei tähenda ju seda, et sa pead nagu täiesti nulli. Ma olen ka palju seda kuulnud, et isegi kui, no võtamegi siis näiteks bodybuilding, ja ma ei räägi Eestist, võtame Ameerika. Ja tänapäeval ju Instagramis palju liigub infot, et näe, kuidas karnivoorid kõik oma asjad parandavad ja et kui sul ikkagi süsivesikut on palju ja rasvad on madalal, kuidas naiste hormoonid pekki lähevad ja tissi pole ja päevi pole ja kui naiseks olemise asjad kõik kaovad ära on ja nad näevad, et karnivoorlus ja seal midagi toimub on ja räägivad ja siis läheb oma treeneri juurde, et kuule, kas me ei peaks mul nagu rasva tõstma, aga see treener, kes on mingi 100-kilone steroididel mees, näeb 10-20 aastat vanem välja, kui ta tegelikult peaks nägema, ütleb, ta ei tea sellest asjast midagi on ja siis ta hakkab kartma ja ta on mingi ja et ta ei tea sellest teemast midagi, vaata. Ei, sa võid ikka nagu kõike süüa, et all in moderation ja et ta nagu, tal ei ole teadmisi ja siis nad ei oska ka vaata nagu midagi teha ja ta kardab oma kliendist ilma jääda,
ta kardab nagu, ta ei oska rääkida sellel teemal, aga klient on mingi, kuule, ma nägin sotsiaalmeedias, et nagu räägitakse midagi muud, et mis me siin teeme, et miks sa, kas ma olen hiljatu varsti, ma ei saa lapsi enam, kui ma nagu siin tegelen sellise alaga. No vaata, inimesed võikski tegelikult rohkem oma peaga mõtlema hakata ja nagu ise uurida, ise palju lugeda. No on tõesti palju palutud, siis ma vaatangi seda inimkonda ja mõtlen, kas äkki meie pere on ainuke normaalselt siin maailma peal veel alles või mitte ainult meie pere, aga väga vähesed inimesed, kes mõtlevad reaalselt oma peaga. Õnneks nüüd peale seda koroonaaega vaata hakkas rohkem inimesi nagu natukene nägema ja mõtlema, aga enne seda oli, nojah, veel hullem. Aga see koroonaaeg oligi see... Aga saad aru, et siiamaani on ju neid inimesi, kes ütlevad, aga kui ma poleks neid süste teinud, ma oleks võib-olla ära surnud. No las nad siis olla, aga ma ütlen jälle, et kui sa neid süste poleks teinud, siis sa poleks võib-olla üldse haigeks jäänud. Ega ei jäänudki ju. Ja meie perel, ma ei tea, pole probleemi. Tegema uurimist vakside kohta. Kuidas haigestuvad ainult need inimesed järgmistesse tüvedesse, kes on vaksi saanud. No võt siis, kui sina juba meid harisid ja nendest vaktsiiniteemadest rääkima hakkasid. Mina hakkasin harima alles 2021. Ja avalikult 2023 neid välja kutsusid. Hakkas ise uurima juba siis, kui näiteks teil oli koolis vaja teha seda emakakaela vähivastast süsti. Ja ta leidis internetis selle kohta lihtsalt nii palju erinevaid nagu just halbu asju, et seal oli noored tüdrukud, kes jäid ratastooli, kes on halvatud ja meie ei lubanud kummalegi teile seda süsti teha, sest see on haigus, mis on ravitav, kui sa käid ise korralikult. Kõik haigused on ravitavad. Ja kui sa lähed õigel ajal ja arstile ja kontrollid ennast. Sa ei toitu õigesti, liigu, ole see tervislik, ka, aga... paastu, su keha tervendab end kogu aeg ise. Sul ei ole vaja käia tavaarsti juures. Perearsti pole mitte kellelgi vaja. Kas mul on perearst või? Mul ei ole perearst isegi. Meie oleme ka oma perearsti väga vähe tüütanud. Kui sul on luumurd, kui sul on vaja operatsiooni, see on teine asi. Aga üldtervise küsimused, unusta ära mingi arst. Sa annad sõna otseses mõttes oma nagu tervise kellegi teise kätte vastutusele. Võta ise vastutus, hakka vastutust võtma oma tervise eest. Sina otsustad, kuidas sa sööd, mida sa sööd. Põhiasi, mis tänapäeval mida haigeks teeb, on toit. Jaa, õige, see on väga õige. Ja mina ei ole näiteks mitte iialgi meie perearsti tülitanud mingi nohu või köha või mingi palaviku või mida. See on veel hullem, lõpetad, saad aru, osad inimesed, nad paluvad antibiootikume, kui neil on külmetushaigus. Kõige hullemad asjad on need mis antibiootikumid. Mis asi on külmetushaigus? See on keha puhastusprotsess. Külmetus ei ole, see on iga sügis, iga kevad, ehk et see inimene käib loodusega rütmis. Sa puhastad enne talveperioodi, sa puhastad enne suveperioodi. Sa puhastad end mürkidest. Las ma räägin nüüd. Ma lähen väga põlema. Ma tahan ka, korra ütlen vahele, ma pean ütlema, meil oli perearst nii tore. Siis, kui ma olingi mingis paanikas kunagi ühe korra, ma tean. Küsisin, et nagu, mis rohtu või mis ma annaks lapsele, et rutem saaks terveks. Meie perearst ütles selle peale, et kui sa seda rohtu annad, siis ta saab nädalaga terveks. Kui sa rohtu ei anna, siis ta saab 7 päevaga. Nii et vahet ei ole, annad sa seda rohtu või anna. Keha ravib ennast ise. Las ma nüüd selgitan, kui sa oled puhastusprotsessis ehk et külmetus, nohuköha, tavalised sümptomid, palavik. Number 1, keha käib loodusega rütmis ja number 2, keha puhastab end kõigest sellest sitast, mis sa sinna sisse oled saanud, rakkude puhastusprotsess. Ja kui sa paned sinna puhastusprotsessile veel mürki peale ehk et keemiat, nagu mingid tabletid ja antibiootikumid, sa aeglustad seda protsessi. Ehk et sa ei saa kiiremini terveks, vaid see protsess nagu võtab veel kauem aega, sest keha peab topelt hakkama nüüd seda mürki väljutama. Aga seleta inimestele, kus sa tead seda kõike, mingi arst oled või? Nagu... ja kus sa võtad seda kõike? Nii, mis sa sööd, et sa nii tark oled? Mina ei seleta mitte kellelegi mitte midagi. Mina ei anna mitte ühtegi allikat. Ole vait. Tee ise oma uurimust ja mind ei tohigi tegelikult uskuda. Kui sa mind usud, sa oled lihtsalt lammas. Aga sa räägid nii veenvalt, nagu sa ise usuks seda kõike. Mina usungi, sest see on minu tõde. Iga inimene peabki leidma oma info ja elama oma tões. Ja kui minu tõde ei sobi sulle, esiteks mind ei huvita, teiseks, vahet ei ole. Sina ela oma tões ja mind ei huvita, mis sinu tõde on. Mina kuulutan oma tõde ja kui kellelgi mingi seeme hakkab kasvama, siis las kasvab. Võib-olla siis saad oma tõe sinna juurde midagi lisada. On. Mind absoluutselt ei huvita, mida sa usud, mida sa tahad uskuda, mind huvitab, mida mina usun, mis on minu tõde. No aga vaata, kui palju on juba selliseid inimesi, kes on liitunud sinu karnivooripaketiga ja sul on kindlasti ka tagasisidet, et see on aidanud neid. Ära üldse räägi.
kõige parem tunne maailmas, see on kõige parem tunne maailmas lihtsalt, kui ma saan jagada infot inimestega, mis teeb neile head. Ja kui mõni seda usub ja kaasa teeb ja reaalselt aru ka saab, et see päriselt aitab. Ja no kõik mu väljakutsed ka ju ei ole kunagi lihtsalt, et näe toitumistreeningkava, mine tee, sest alati tagasi on see, et issand. Ma arvasin, et me hakkame nüüd ainult nagu toituma ja trenni tegema ja siis kes kõige rohkem kaalu langetab, see võidab. Aga kõik mu väljakutsed, seal on väga palju lisainfot nagu kõikide asjade kohta. Ma olen nagu te ootanudki seda. Aga mina teengi su väljakutseid kaasa, vaata. Ja sealt ma olengi ju targaks saanud. Kus ma siis tean neid asju loomulikult ja selle järgi ma olen püüdnud ka elada. Oled jah? Jaa. Ma nägin küll täna hommikul lasid lõhnaõli endal naha peale. Sellel teemal me veel vaidleme, sest lõhnaõli valge riide peal teinekord jätab mingi nagu siis ära pane lõhnaõli üldse. Ma ei lähe kodust välja ilma lõhnaõlita. Endal sul on terve kapp täis, neid tahad näitama või? Võib olla täis, aga see ei tähenda, et ma kasutaks. Naha peale ma kohe kindlasti lõhnaõli lase ja tee uurimistöö. Ja ma tean seda kõike. Kuidas lõhnaõlid naise hormoone ma teoorias olen alati väga tugev, aga praktikas lihtsalt võtab aega. Angela ise ütleb, et lõhekala ei tohi süüa, miks sa lõhe sööd? Angela ise ütleb, Bluetooth kõrvaklappe ei tohi kasutada, miks sa Bluetooth kõrvaklappe kasutad? Angela, sa ütlesid, värvilisi trenniriideid ei tohi kanda, miks sul värvilised trenniriided on? Kuule, aga täna... Ära käitu minu tegude, vaid minu sõnad järgi. Alles täna sa issi teada, kuidas vaadata muna pealt näiteks seda koodi. Mina ju ka eluaeg ei teadnud sellest midagi, jällegi sinu väljakutsetest olen kuulnud seda, et poes, kui sa muna ostad, siis sa pead vaatama muna peal seda koodi, mis number seal ees on. Aga nüüd on siuke tore asi, projekt nagu Nähtamatud loomad. Nad tahavad nagu keelustada Eestis puurikanade pidamise, sest sealt üks naine nii-öelda siis käis nagu undercover erinevates Eesti farmides ja filmis salaja, kuidas neid kanu seal puuris kasvatatakse, mis energias nad elavad, mida neile söödetakse, on ju kui hull see olukord tegelikult on. See tuli nagu avalikkuse ette ja siis nüüd Prisma oli vist juba ja mingid asjad veel, kes nagu ei võta enam seda number 3 algavat muna nagu vastu. Et jääbki siis number 2, mis on õrrekana, number 1, mis on siis nagu vabalt siblindkana ja siis 0 on siis nagu mahe, et sealt alantakse nagu mahe toitu ka. No mina ostan ainult selle 0 praegu. Tubli. No, kõige parem on, kõige parem on, kui sul üldse koodi peal ei ole. Jaa, sa saad nagu kodukanamuna. Saad aru, ma olen saanud kogu aeg kodukanamuna, aga praegu kanad lihtsalt ei mune, mitte kellelgi. Kõik on hädas, isegi endale ei jätku. Ma ei tea. Nii et meil on siuke vaheperiood siis, kui ei ole kellegi käest muna võtta, siis ma pean poest ostma selle 0. Sunnitud 0 võtma jah, et mis siis, et on nagu euro või 2 kallim kui tavaline, aga sa maksad oma tervise eest, sa maksad oma heaolu eest, sa maksad oma tuleviku eest. Praegu just tuli mul ette üks päev info. 30-aastane naine teeb trenni, toitub tervislikult, füüsiliselt väga heas vormis, tervislik inimene ja soolevähk. Ja küsis arsti käest, no mis juhtus, ma ei saa aru, ma olen nii tervislik juba aastaid olnud, et ei ole, et mingi alles alustasin tervisliku eluviisiga, ma olen väga pikalt terve elupõms tervislik olnud ja siis arst oli mingi, see oleneb sellest, et mis sa nagu 5-aastaselt seal sõid. Ja sa 5-aastaselt sõid palju suhkrut ja kommi, vaata. Ja andke mulle andeks lapsed, mida ma teile sisse söötnud olen elus. No, see on kõigile tulevastele emadele, et oma lastele, kui sa söödad 5-aastaselt talle suhkrut ja paska sisse, siis see mõjutab teda ka 30, 40, 50 aastaselt. Et hakkake mõtlema, võtke vastutus enda kätte. No ma arvan, et väga paljud vanemad, no enamus on ju kindlasti oma lastele ikka väga palju jama sisse söötnud. Teadmatusest. Ja loomulikult ma ju meelega ei ole teile mingi... Ignorantsusest, sellepärast, et tead, mul juba praegu päris palju tuleb väljakutsetesse osalejaid, kes on teadlikud nendest teemadest, aga ikka nad mingi, ma ei saa ju, mul peab kodus olema kommi ja krõpsusest, et mul on lapsed ja no kuidas ma siis lapsele ei osta jäätist? Mu laps sööb hommikuks jäätist, ole vait. Ma ei saa ju, mul on kodus need krõpsupakid ja šokolaadid ja mõtlesin, aga miks need on siis ära nagu... üldse ostagi. Noh, lapsed ikka ju tahavad. Mõtlesin, aga miks sa lastele siis seda paska sisse söödad on ja? Et olgu siis kodu üldse puhas. Ega mina olen samasugune, kui ma tean, et mul kapis on kuskil šokolaad. Mis arvad, et ma saan siis olla? Aga meil oli ju kapid kogu aeg täis, krõpsud, kommid, jäätised, kogu aeg oli sügav küll täis. Ja nüüd ma ei näe seal mitte midagi enam. Tühjus, täielik tühjus. Annika algul käis ikka vaatamas, kas sul on siin midagi, No ei ole. Miks ma enam midagi ei osta? Siin kõik, lõpp. Ja nüüd keegi tahagi enam. Aga see ongi nii, et pere ema, pere isa otsustada, kuidas su enda tervis on, kuidas su laste tervis on. Täna kuulasime just alles, kust me kuulasime seda? Mingi podcasti kuulasime sinuga koos ingliskeelset, vaata. Tegime küüsi sulle. Ja
ja seal reaalselt ma usun seda, see mees või naine, kes ta seal rääkis, et suhkur on 7 korda tugevama sõltuvuse tekitab, kuidas öeldakse, et suhkur tekitab on 7 korda rohkem sõltuvust tekitab kui kokaiin. Ja nii ongi. Ja nii on. Võta kas või uuringud välja vaata. Ja kui sa seda nagu mõistusega mõtlema hakkad, kui jõuda see tegelikult on. Kui sa juba lapsele annad kommi. Mis see suhkur nagu ikkagi teeb. Oled näinud neid videosi, kus lastele antakse esimest korda mingit seda soda, limonaadi, kommi ja siis lapsed silmad niimoodi ja siis vanemad, issand kui nunnu, vaata, ta nii meeldib see suhkur. Jooksevad mööda elamist nagu segased ringi. Ma ei tea, ta on nii hüperaktiivne. Ja siis mõeldakse, kus tulevad need ADHD, et see on toitumise haigus. Lihtsalt ära anna suhkrut lapsele ja ta rahuneb sul maha kohe nagu. Õige toit. Et, ja. Aga ma ütlengi veel kord, et siis kui mina noor olin, polnud sükest infot lihtsalt mitte kuskilt võtta. No ei olnud. See ongi nüüd 2 otsaga asi. Kõik sõid suhkrut ju, milles probleem? Aga... Kõik sõid. Miks siis meie ei või enne? No ei olnudki sükest infot. Ma räägin, aga nüüd on info. Eluaeg on jahukastet ja kartult söödud. No miks nüüd ei või siis? Kes võtab info vastu, kes ignoreerib. Kui sa tead ja ignoreerid, siis sa oled lihtsalt rumal. No enamus ignovadki. Enamus ju, tegelikult. No jah. Või toitumise teema on ja selline, et ja lõppkokkuvõttes on ikkagi igalühel oma tõde. Täpselt. Ja sina... Aga kui sa ei proovi enda keha peal erinevaid variante, siis sa jällegi ei tea. Nii et mina olen ka nüüd selles mõttes nagu ikkagi proovinud. Ma alati räägin, et tuleb proovida ja mina ei usu ka mitte midagi. Ma alati proovin enda peal, miks ma proovisin carnivori, animal-based, ma olen väga palju ristiile proovinud. Ja miks kõik arvavad, et carnivore tähendab seda, et sa sööd toorest liha hommikust õhtuni kõik päevad? No ei ole ju nii. Nagu see, et üks telesaade lihtsalt see üks hetk, kui sa sööd seal mingit toorest liha, siis kõik arvavad, et see ongi kogu aeg nii. No aga nüüd ma läksin ju toore peale. No, praegu 5. päev ja mina plaanin selle peale praegu pikemaks ajaks jääda, sest et see vahe, mis on toorel ja küpsetatud no loomulikult, sul on vitamiinid ju kõik toidus alles. Absoluutselt. Mida tuli teeb, tapab, hävitab kõik, ehk et kui sa praed no seda teab ju igaüks tegelikult. Ja kõik vitamiinid, mineraalid. Kõik, mis seal keedad või praed või vitamiinid lihtsalt hävitad ju ära. Just. Toorest toit on selles mõttes kõige parem. Aga ma saan ussid ja parasiidid. Sul on need ussid nagu nii seal kehas. Parasiidid on kõigil. Vaata, kui inimene ära sureb ja laip on sul kohe hakkab ussitama igast otsast. Teine asi on juba see, kui inimene tarbib mingit poest ostetud nagu liha toorelt või organeid, see on lappes. Oleneb ju, mis liha sa ostad. Ma räägingi, et ostad mingi rimiliha. Ostad mingi maksimoorit rakvere. Ma saatsin sulle ükskord mäletad video, kus välismaal pandi sealiha, vist oli see vä? Mille sisse see pandi? Niimoodi, et liha oli seal vedeliku sees ja ussid hakkasid sealt välja. No sealiha ei peaks mitte ükski inimene sööma. Ma nüüd võõrutan issit sealihast. Söödan talle rohkem kana ja täna sai veist isegi. Veis peab ka olema mahe rohumaa. Mine otse tallu. Meil on Eestis päris palju talusid, kus sa saad õiget mahedat rohumaa veist. Veis, kes on kasvanud põllu peal, näinud päikest. Mitte nii nagu see masstoodang, kus on lehmad stressis, neid piinatakse, nad ei saa õiget toitu, nad pole kunagi päikest näinud, mis energiaga lihas on ja mida sisse sööd. Neil on antibiootikumid, süstid, kõik jamad. No aga vaata kanaliha. Kvaliteetset liha. Kanaliha. Täna käisime poes, mis maksis õige kanaliha kikeriki. Maha Eesti toodang. See asi see kilo hind oli mingi... Ja. No väike filee tükk oli mingi 5-6 euri. Aga sa maksad oma tervise eest. 30 eurot kana kilo eest maksta on ikka sa nagu maksad räige. Oma tervise eest. Aga see on liig, mis liig, ütleme ausalt ka. Sa maksad oma tervise eest. Kuula, sa maksad kas praegu 5-10% kallima hinna või sa see maksad... ei ole 50, see on mitu 100% las see olla mitu 100 kas või sa maksad siis hiljem mitu 100% ravimite pealt, oma tervise, enesetunde pealt, kus sul 20 aasta pärast tunned, et nii halvasti mõtled, kus need haigused tulevad, kus mul vähk tuli, oh my god. Kõik siuksed, sa maksad praegu õige toidu pealt, et sa hiljem ei kannataks, ei tarbiks ravimeid. Aga Angela, kas sa tead, et Eestimaal elab väga palju selliseid peresid, kellel ei ole üldse raha, et süüa osta? Mitte mingisugust. Aga tee rohkem tööd siis. Aga nad käivad hommikust õhtuni tööl. Vale töökoht siis. Vaheta töökohta. Aga kõik ei ole sinu nii otsus. Targad näiteks, et on ülikoolis käinud. Aga mina olen ka ülikoolis 1 aastat käinud, siis võtsin paberid välja. Ja mina pole üldse käinud, elan ka. Tarkus ei tule ülikoolist. Tarkus ei tule ülikoolist. Ma praegu ütlesin Annikale, aga tema ei tea, mis ta teha tahab ja siis ta sunniviisiliselt läheb, õpib siis mingit digiturundust ja mingit sotsiaalmeedias. Ma ütlesin, ei, sa ei lähe. Ja ma ütlesin, sa ei lähe ülikooli. Aga kõik ju suruvad, siuke pressure on peal, et ma pean ülikooli minema, sest kõik ju lähevad. Ma ütlesin, sa ei lähe.
ja panin talle mõistuse pähe. Mina olen seda meelt ka, et vaata, kui inimene ei leia endale ühtegi eriala, mida ta päriselt hingega tahab õppida, siis sa ei pea oma aastaid raiskama seal. Kui sa tead, su elu unistus on saada arhitektiks. Aga minu ema, minu isa, nende põlvkond, nemad surusid, kas sa pead, no kuidas sa ei lähe midagi õppima, kuule, arstiks, juristiks. Vaata ikka, mis teiste lapsed teevad ja kuhu nemad ikka jõuavad ja no aga vaata nüüd oma lapsi. No tal oli seal sõbrannede ring, kus üks ema siis kiitis oma last, et vaata, kus minu oma ikka läks välismaale lapsehoidjaks, ta ikka näeb elu. Mis see Sigrid näinud on kah? Siis nagu kui sina väike olid või? Ei, no siis kui ma ikka juba isiga hakkasin elama, nagu ikkagi kooli lõpetanud ja et tema läks... Sinu ema? Minu ema sõbranna, et minu vanune tüdruk siis on ja et tema ikka on lapsehoidja välismaal ja nüüd on ta siiamaani lapsehoidja välismaal, tal ei ole peret, tal ei ole lapsi, tal ei ole meest, tal ei ole mitte midagi. Oot, ja see ongi see koht, kus sa lähed ülikooli, raiskad mingi 5 aastat ja sa lähed sinna palgatööle, sinna tööle, mida sa õppisid ja teenid mingi 300 kuus maksimum. Ja siis need inimesed, kes peale 9. klassi hakkasid oma äri püsti panema ja hastlivad, siis mis nende kuupalk on? Vaata nagu kevades Joosep Toots oli. Koolis igamene paskaak on ja pärast oli siuke väga mees, et anna olla. Aga üldiselt suures pildis nii ka on. No on, kellel nutti on, eks ju, et miks sa pead siis nagu õppima asja paberi pärast? No tänapäeval paber maksab palju, aga samas ta ei maksa mitte sittagi. Ma ütlen sulle praegu. Enamus asjad käivad tutvuste kaudu, nii nagu eluaeg on käinud. Ma räägin sulle treeneri seisukohast, vaata. Näiteks sa ei saa jõusaalis trenne anda enne, kui sul pole ette paberit näidata. Aga samas see paber ja see kutsetase või see staatus, mis sul on mingi abitreener, päristreener, vanemtreener on ja mis tasemed seal on, sa pead need testid tegema, eksamid nii-öelda. Sa pead neid uuendama iga 3 aasta tagant. Sa arvad, ma lähen uuendama või? Aga see kõik jääb raha eest ju. Ja just. Ma ei lähe elu sees raha eest oma mingit taset uuendama. Sa arvad, mul kaavad teadmist ära. Okei, ma olen sellega nõus, et ennast peab nagu pidevalt arendama, aga ma ei pea ennast arendama teie koolitustel, mis see maksab mitusada eurot. Ma saan ennast arendada muude allikate kaudu ka. Ja teadmistega mitte kuhugi. Sul võib olla staaž, sul on treeneri staaž 20 aastat ja siis sa ei uuenda oma mingit asja mingi eksamiga ja siis, mis sul on, ei ole enam treener või? Sest et internetis kuskil leheküljel pole kirjas, et sina oled treener. See on siuke nii ja naa asi, vaata tegelikult on ja, et no, kahe otsaga inimesele annab see nagu mingi kindlustunde, kui sul on ette näidata mingid paberid, et sa oled kuskil õppinud ja käinud, aga sina oled nii ära koolitatud, sul on nagu 1 miljon paberit ette näidata. Üks hetk, nüüd on väga häid koolitusi Eestisse tulnud treeneritele, aga üks hetk oli see, kus mul oli kõik koolitused läbi käidud ja mul ei olnud mitte midagi enam kuskil käia, sest tehti samu koolitusi samadel teemadel, mida ma juba tean ja ma olin mingi, mul ei ole mitte midagi kuskilt enam õppida. Aga nagu, sul on ülikoolis igav, kas sa saad aru, meil on aasta 2025, meil on internet. Kõik see sama info on tasuta kättesaadav igale inimesele. Jälle õige. Ülikoolist ma tulin ära sellepärast, et mind ei lastud enam tundi ilma vaktsineerimata. Seda ka, aga sa ütlesid, et sa tead kõiki asju ka juba. Kiirtest ei sobinud. Ma teadsin väheseid asju. Mis mõttes ei seda. Ma räägin sulle koolitustest, ma räägin treeneri koolitustest, kus ma tean juba neid asju. Ja. Aga ülikoolis mul olid väga ägedad ained esimesel aastal. Anatoomia, füsioloogia, spordipedagoogika. Sa olid ainukene enda klassis, kes ei teinud vaktsiini või? Nagu... Ma arvan, et võib-olla. Meid oli vist 30, ei, ma ei mäleta enam isegi. Ma mäletan seda viimast korda väga hästi, kui ma käisin koolis koha peal, see oli see sügis, kus siis hakkas see trall pihta uuesti. Ja oli see maski teema, et kõik olid koridoris, osadel oli siin lõual, osadel polnud üldse, siis me läksime klassi, õpetajal mingi nii, nüüd paneme kõik maskid ette. Siis ma olin mingi proov, me just olime klassi ukse taga nagu koridoris, kõik ninapidi koos, kellelgi polnud maski, mida sa ajad. Ja siis kõik panevad ette ja siis ma lihtsalt vaatan oma pinginaabrit, ma olin, sa ei pane praegu ette ju. No mis ma teha saan? Ole vaid. Ja ma vaatan õpetajale otsa, siis ta vaatab mulle otsa mingi. Ja ma olin mingi. Ja siis ta oli mingi, noh. Ja ma ei pannud. Ja kõik istusid maskidega, välja arvatud mina. Ma ei teinud sellel ajal mitte ühtegi kiirtesti. Pole siin teinud jakkaga tegema, see on bullshit. Ma ei teinud ühtegi vaktsiini ja ma ei kandnud ka maski. Võt nii kõva mutt olin. Ja siis oligi see, et mind ei lastud enam kergejõustikutundi ilma vaktsita, neile kiirtest ei sobinud ja siis tuligi see, kus mulle Riigikogust helistatud, paneme asja kohtusse, bla. Tulid uudised, asjad, staar, antivakser, Angela, kes Elvis Braueri kohvikus maiustamas. Siis oli see crazy aeg. See et mis ta oli? Kalle, mis ta oli? Kalle mingi? Oli, mis oli? Noh, see helistaski sulle sealt. Crazy aeg, hullud ajad.
oh jumal, jah, see... Aga vajalik aeg arenguks, inimkonna hüppeks. No siis nägid ikka ära, kui suur on see lammaste seltskond nagu. Aga vaata, kui palju sõpru, lähedasi peresid läksid tülli, lahku sellel ajal. See oli nagu siuke suur puhastus, ütleks, nagu, et sa nägid ära, kes on su sõbrad. Samas, mina ei ole elu sees nagu öelnud kellelegi, et sa nüüd ei... No, kui sa näiteks oled vaktsiini teinud, et ma ei suhtle suga enam. Just. Aga see oligi niipidi, et need, kes ei teinud, ei olnud nagu, et oh my god, et lähme nüüd nagu tülli, vaid need, kes tegid, läksid tülli nendega, kes ei teinud. Aga nad keerasid ära veid sellest. No muidugi keerasid. Hakka uurima, mida koos selle süstiga sinna sisse süstiti. Ei tea siiamaani keegi, mida sul sisse süstiti. Teab ikka, kõik on avalikud protokollid väljas, mine hakka uurima, lihtsalt loe. Aga inimesed ikka ei usu. See ei ole uskumise küsimus, mine võta lahti ja hakka lugema. Ei, mina usun, minul ei ole probleemi, aga nagu on, saad aru, need, kes ennast 7 tõhustusdoosi seal järjest tegid, nad peavad ju kuidagi kaitsma, et nagu, miks ma nii loll olin, vaata. Ta ei saa ju tunnistada seda. Ja siis ta ütleb ikka, et ei, aga siis ma ikka võib-olla oleks ära surnud, kui ma poleks teinud. Aga kaitsevad, las nad olla, igal ühel oma tõde. Sina ei teinud, sinu elu on rahul, sa ei ole haige, sul ei ole tüsistusi. Vaata, kui kõik nad oma sutsud ära tegid, ära sellest üldse räägi. Ja mis tervise probleemid ja see ei ole nii, et paari aasta pärast suri ja mis juhtub 5, 6, 10 aasta pärast. Noored mehed lihtsalt kukuvad kops jala pealt kokku. Ja mis naistel, kuidas need menstruatsioonid, asjad kõik ja mis tervise probleemid. Noh, see teema on juba ammendatud, see on kõik räägitud juba. Võtame järgmise teema. Mis meil on üldse teemad? Ma ei tea, me panin midagi siia, vaata kirja on ja abielu, maja, turistid. Sellest me ei rääkinud. Hüppame lambist sinna teemale. Nii, kuidas ma küsisin ka enne, kuidas te saite elama sinna, kus te praegu elate, kui ma olin 1 aastane. Enne elasime me korteris ja siis mis lihtsalt olid mingi... Sind polnud olemaski. Kolime maale või? Sind polnud veel mõtteski. Ja siis tulid kolime maale? Issi Vaito tuli üks päev mingi jutuga, kuule, et kaua me siin Pärnu linnas oleme, et lähme kuskil maale. Ma siin unusta ära, nagu ise võid minna. Viis ma kuskile keset metsa, seal on mitte midagi, seal oli tühi heinamaa, seal on mitte midagi, üks ainuke talu. Unistus, sa tead, mu elu suurim hirm on see, et võt mina ostan endal samamoodi heinamaale kuskile metsa sisse üksiku erasatud. Sa ostsid juba ju? Jah, aga hirm ongi see, et varsti seal on nagu teil, et praegu ümberringi on räme küla ja asustus ja ma ei usu, et sinna sul tekib midagi, see on ikka väga pärapõrgus. Parem oleks ja, aga ma olen lihtsalt, et ma ei taha, ma ostan endal mingi kinnisvara, mingi koha vaata, kus ei ole kedagi ümber, ma tahangi üksi olla rahus ja siis järsku on mingi maja, meie olimegi esimesed, kes sinna läksid, me saime nagu mega suure maalahmaka, 6000 ruutu. Nii. Panite maja püsti, ja? See oli mingi laada ja kämpingu plats seal. Vanasti peeti seal mingid laatasid, pioneerilaagreid ja siis seal oli mingi 200 kämpingut. Ja need likvideeriti ära ja siis üks kämping jäi meile. Ja siis jäi sinna 200? Maa peale. Jaa, 200 kämpingut. Oh my god. No. Ja seal olid võrkpalliplatsid ja mingid siuke suur tühi plats. Ja siis me saime 1 kämpingu endale ja siis see oli meie esimene maja. Ehk siis me käisime seal, kutsusime tuttavaid ja käisime grillimas. Siis tundus chill, aga ma mõtlen, ei elama ma siia küll ei tulnud. Seal polnud teidki, me käisime mööda mingi põlluteel, lihtsalt sõitsime vaata kohale sinna. Ja mingid aastad läksid mööda ja siis ma mäletan seda, et me olime Pärnu linnas esimesel korrusel nagu elasime ja mingid poisid läksid mööda, vaatasid niimoodi, ninad olid vastu akent seal ja siis nagu tatistasid meil akna peale. Ja siis mul viskas nagu niimoodi koblaka, et okei. Võime proovida seda maaelu siis ka, Juu. See oli tõesti juu. Ja siis oligi see hetk, kui me müüsime selle linnakorteri maha ja hakkasime maja ehitama. Aga see ehituse faas oli umbes aasta aega ja siis me elasime aasta aega Kilingi-Nõmmes Vanamäõres, kui sina titt olid. Vaene mees, kes peab ämma juures elama. See ei olnud tore, siis oli hommikust ilisõhtuni tööl ära. Et tuli ainult magama sinna põhimõtteliselt. Sul võib ükskõik, kui tore ema olla. Sa võid ükskõik kui hästi läbi saada, aga koos elamine ei ole okei. No see on veel vaata, et meil on mingisugune, nagu vanasti alati vaata, et ühel korrusel on nagu mingi... No siis elasid mitu põlvkonda koos ja see oli nagu normaalne nähtus, sest talu jäi põlvest põlve. No jaa, aga kui sul on ikkagi mingi maja osa eraldi, vaata. Sellega nagu, ma ei tea, oleneb suhted on ja inimestest ja aga nagu... Sa pead sellega lihtsalt leppima ja harjuma võib-olla. Ma ei kujutaks elus, et ma sinuga sama katu seal peaks enam samas köögis sinuga. No.
Just see köögi jagamine on kõige suurem asi naisterahvastel, vaata. Seal tuleb tüli majja kohe, ei saa. Sina jätsid selle ripakile ja ma ei tea, sina oota nii, ja siis ehitasite maja ja... Me hakkasime saunamajast pihta, et ehitame enne sauna valmis. No. Aga see saun tuli 3-kordne ja sama suur kui elumaja. Ja siis elasite seal 9 aastat. 9 aastat, me ei tahtnud laenu võtta ja rahapuu ei kasvanud nii kiiresti, kui oleks vaja olnud. Te rikkurid ju issand. Ei, jumal sõõruma nägu eesele. Ja alles siis ehitasite teise suurema maja kõrvale? Ei, see tuli sellest, et vaata, sina käisid koolis ja Annika oli titt. Ja meil oli seal saunamajas nagu üleval teisel korrusel üks suur avatud tuba nagu... ja korsten oli ja ümber korstnad, kui jooksite seal, mängisite. Ja siis ühelt maalt oli see, kus Annika sodis ära su päeviku ja õpikud ja abitsad ja kõik oli ära soditud ja siis emme, ma tahan oma tuba. Ja siis ma ütlesin isile, davai, nüüd läheb maja ehituseks ükskõik kuidas, mis moel teeme ära. Ja siis oligi üks päev, issi helistas mulle. Kuule, vaata nüüd, kuhu see maja võiks umbes tulla, et pane sinna mingid märgid maha. Ja ma nii mäletan, me mängisime Annikaga liivakastis. Ja ma võtsin liivakastist mingid väiksed siuksed värvilised autod olid nagu. Ja ma panin need autod niimoodi sinna 4 autot maha. Mõõtsin jalgadega nagu meetreid, kui suur see maja võiks olla. Ja saad aru, kopp tuli ja kaevas täpselt nende autode vahele selle vundamendi. Ja nii see maja aga tuligi. Mina tean, et see saunamaja on ehitatud täpselt kraadi täpsusega ilma kaarte järgi. See uus maja siis ei ole. Püramiid katusega on ju. Issi tahtis püramiid katusega maja. Teadlik mees. Vägagi. Mis energiat liiguvad. Ja meil on ju veel püramiide. Kiviaed sai ka nii tehtud, et ja nagu krundi aga nagu see on täpselt ilma kaartes ehitatud need püramiidi. Aga see teine maja siis, uuem maja ei ole ju. Kraadi täpsusega. See on sinu täpsusega. Uuem maja meil olid ju tegelikult tehtud projektid. Uus maja pidi tulema 300 ruutu. Aga kui see saunamaja juba 160 ruudune oli mul vaja koristada, ma ütlesin, mine metsa, kes see koristab seda 300 ruudust maja nagu tule maa peale. 200 ruudu peal plaanin koristaja võtmist. Ei, ja siis meil jäigi nii, et me tegime elumaja põhimõtteliselt sama suure 164 ruutu. No piisab ju. Piisab. Ja nüüd on see isegi palju juba, nagu saad aru, teie olete, Annika on ju kohe kodust läinud ka. Võtab oma õppemedali ja läheb, ma ei tea, suurde ilma. Et noh, ja sellepärast meil tuli see majamüügi mõte ju ka, et mida me teeme issiga seal 6000 majamüük otutad, aga sa oled, kõik ütlevad seda, et aga Sigrid on ju nii palju oma aeda panustanud, te olete olnud ajakirjades, telekas, mis nurgakivid, kodusaated, teil on mingi aasta kodu, maakodu, tiitel ja bla bla bla. Ja mis siis? Teil käivad turistid ja... Ja mis siis? See etapp on kõik läbitud, aga see on kõik läbitud. Ma on see kõik tehtud, nähtud ja ma ei lähe enam sinna aeda hea meelega. See on nagu kohustuseks muutunud. Aga võta aednik, sulane. Siis see pole minu aed enam ju. Aus. On ja. Et ma tegin seda ju rõõmuga, ma rajasin seda. Aga kuidas üldse algas see, et sind nagu kutsuti mingi telekas showsse või ajakiri tahtis sinu kodust teha? Sa lihtsalt panid interneti pilte või? Ma panin Facebooki lihtsalt oma aiast pilte. Ja mul on tutvusringkonnas päris mitu ajakirjanikku ja... Tutvused loevad. Ja siis nad nägid neid ja hakkasid järjest, ma ei mäletagi, kes see esimese loo üldse tegi. Kodukirja hästi palju lugusid tuli ja siis keegi ütleski, et kuule kandideerige sinna ilusa või kaunikodu konkursile ka ja siis me need kõik järjest ju võitsime ära. Ja kuidagi nii läks laiali siis, et üks ajakirjanik nägi, teine nägi, kõik tahtsid lugusid tegema tulla, siis tuligi need saated, igasugused suvereporterid või meil on päris palju käinud seal mingid nurgakivid ja siis, ma ei mäletagi. Ajakirjad ja kõik ja Soome turistid, Läti turistid. Ma võin toreda loo rääkida, meil ei olnud veel väljas nagu WC-d. Ja muidugi tuleb see 40-liikmeline bussitäis sinna soomlasi. 2-kordsete bussidega nad käisid suvel su aeda vaatamas. No oligi turismireis konkreetselt. Tulevad aeda, tahvad kooki, tahvad kohvi, tahvad istuda, aeda vaadata, eks ma siis tegin. Ja tollel ajal see kõik oli ju tore. Mulle isegi meeldis see, sest meil ei käi ju inimesi seal. Ja tahtsid vetsu? Ja siis üks küsis, kas ma vetsu võin minna. Üks küsis. Siin okei, käi siis toas ära.
välja ei tule, mida ta teeb seal vetsus. Läks maja vaatama või? Oh my god. Ta katsus kõik sealt need uksed läbi, vaatas sahtlid, filmis, pildistas, tuli sealt välja ja rääkis teistele, kuulge, te peate seda vetsu nägema ja siis tuli kõigil õudne kusekas peale, vaata, kõigil oli vaja vetsu minna. Oh ja my siis god. Mul oli järjekord lihtsalt uksest väljas, kõik ootasid seal sinna vetsu, saad ja aru. Ja siis tegite välipeldikus. Ja siis me tegime välipeldikus, mõtlesin, jääb ära. No ma mäletan seda, kui ükskord suvel mingi inimene kõndis mööda nagu tänavat, vaatas sinna aia poole, sa tegid aiast tööd ja küsis, tere, kas teil on kohvik avatud? 2 tükki ja üks mees ja naine jalutasid mööda, meie issiga istusime, tegelikult jõime kohvi. Rõdu peal lihtsalt aia mööbel. Me istusime ja jõime kohvi ja küsis, et kas on avatud? Mis asi on avatud? Teie kohvik. Mul siin meil tegelikult ei ole kohvik, me elame siin, aga et ma võin teile kohvi pakkuda küll. Ja siis nad tulidki. Täiesti võõrad inimesed. Pakkusin neile kohvi, istusime, käisime aias. Jumalast tore oli. Ja pärast tuli välja, et see oli mingi ETV diktor. Ma ei mäleta ta nime enam mingi naisterahvas. Aga kõige hullem oli minu arust see kogu aeg, kui sa nagu ei öelnud mulle ja Annikale, et meil nüüd homme tulevad aeda vaatama mingid turistid. Ja siis märkan üles, ma lähen alla kööki ja siis ma just näen nagu mingi akna peal mingi vanamees vaatab niimoodi mind sisse. Ma olin mingi, mis siin toimub, terve aed on penskareid täis, kõik mingi pildistavad, vaatavad, üritavad aknast sisse näha. Ma mingis pidžaamas lähen nagu kööki, et hakkan sööma, ma vist lähen üles tagasi ja siis piilud sealt aknast kogu aeg, et millal nad ära lähevad, et tahaks nagu oma majas elada rahulikult. On selliseid aegu ka olnud, jah? On. Jaa, aga nüüd on siis see aasta on esimene aasta, kui ma ei võta ühtegi gruppi enam vastu. Ma ei taha enam. Ma tunnen, ma ei taha. Jaa, okei, see on kaus. Aga eelmine aasta käiski võib-olla mingi 3-4 bussitäit ainult. Ja see aasta ma võtsin vastu otsuse, et ma ei võta ühtegi, sellepärast et mul kasvab peenras ohakas, mul kasvab seal naat, mul kasvab seal nõges, seal vesihein. Metsik aed. Ja ma ei ole see aasta sinna jõudnud veel. Ma ei tea, millal ma jõuan. Ütleski, et see on iga aed nii kunistus, et sa nagu metsistuks ja oleks nagu metsik looduslik äge aed. Nüüd seal on ainult lupiinid, kõik on nagu ise ennast täis külvanud. Jah, ma vaatasin, me oleme kõik teemad ära rääkinud, mis ma kirja olen siia pannud, ainuke asi veel on negatiivne tagasiside, kadedus, et näiteks täpselt, kui sa oled mingi ajakirjades ja telekas ja mitte ainult aiaga, me ise oleme ju ka kogu aeg eluaeg olnud, et kuidas tulla toime negatiivse tagasisidega, kadedusega, see on ju kogu aeg meiega kaasas käinud. Kadedus on tõesti käinud terve meie elu kaasas. Mult just üks päev küsiti Instagramis, kuidas tuled sellega toime, nagu, et sul antakse negatiivset tagasisidet, et sa meil mõtlema. Siit läheb sisse ja siit tuleb välja. Täpselt nii ongi. Sest kui sa võtad selle endasse, siis nagu sa võidki lolliks mõelda ennast või nagu, miks nad mind ei salli ja sa ei saagi kõigile meeldida. See on nagu ükskõik, kes sa oled, nagu ei ole olemas maailmas inimest, kes kõigile meeldib. Nagu ei ole olemas, ma ei usu lihtsalt. Et alati on keegi, kellele sa ei meeldi ja mis siis? Ja siis. Absoluutselt ei huvita, ei koti mind. Et sellest ajast saati, kui mina olen teiega tegelenud, käinud mööda võistlusi, te olete kogu aeg ainult võitnud nagu igal alal, igal pool ja mis arvad, et sealt ei tule kadedust, ikka tuleb. Ja seda ma rääksingi, et meil on nagu lapsest väga noorest saati see teema juba käinud ja meil on nagu niuke paks nahk ja ema on õigesti kasvatanud ja õige mindseti pannud pähe, et täpselt, et siukest asja ei tasu üldse hinge võttagi. Pole jah, sellega nagu mingit probleemi olnud. Vaata, see on see seadus ka, et sa ei saa muuta midagi, mis on sinust väljapool, sa saad muuta seda, mis on sinu sees. Ehk et kui sa ütled mulle halvasti, siis minu otsus on, kas ma reageerin sellele halvasti, ma tunnen end halvasti, et kuidas ta mulle ütles või siis ma ei tee sellest üldse välja. Ma jällegi ütlen siin, mina olen nagu Kirsti Timmeri tulihingeline fänn, sellepärast, et tema on tõesti suure tähega naine, ta on väga naiselik, ta räägib alati nii rahulikult, nii rahustava häälega. Ja see hääletoon ja kõik nagu, ma olen nagu vaatan kõik ta storid üle ja me oleme sellest ajast tuttavad tegelikult natukene, kui Annika käis seal väikestes hiiglastes, siis Kirsti oli, kas ta oli ei, ta ei olnud päris produtseent, ma ei tea, midagi ta seal tegi. Ja ühesõnaga, tema oli kogu aeg seal juures, kui me filmisime ja siis sellest ajast me nagu teame. Ja vaata, teda ma jälgin, vaata, mis me rääkisime, ma pidin ütlema vist midagi. Kadedus ja negatiivne tagasiside. See ütlemine, vaata, et tema ka kogu aeg ütleb, et see inimene, kes ütleb teisele hästi või komplimenti, see näitab seda, milline sina oled, ehk siis sa oledki hea inimene, sa oled tugev inimene,
ja enesekindel. Just, ja kui sa ütled halvasti, siis see näitabki, milline sa ise oled. Jaa, täpselt. Sinus endas on midagi halvasti. Et temal on hästi palju siukseid nagu mõtlemisi nagu minuga sarnaselt, nagu maailmavaade on väga sarnane. Ehk siis jah. Seoses sellega, Kirstiga, tuli mul meelde, et me pidime sulle ka kaarte panema. Jaa, ma käisin kunagi ju Kirsti siuke, vaata ta teeb neid vestlusõhtuid, on ju. Vanasti ta käis üksinda, praegu ta käib koos tütrega. Ja siis ma käisin, no see oli aastaid tagasi juba, Amende villas äkki oli, ja käisin oma tuttavatega seal ja kuidagi jäime pärast Kirstiga seal rääkima. Ja ma küsisin nagu selle kohta, et vaata, sina nägid mingid ainakaid unenägusid, kus sa lendasid mingite asjadega ringi ja mida iganes. Ja siis Kirsti ütles mulle siukse lause, et kui ta lendab unes ringi, siis tal on täiesti need kaardilugemisvõimed olemas. Ehk siis nõid. jah. Kule, oota, see on väga põnev teema veel ootatud, sellest ma pean rääkima. Aga see nõia sõna ja nagu imidž on nii ära rikutud, sest kui sa ütled, kõik inimesed arvas mingi satanism ja mingi ma ei tea, mis asjad, vaata. Aga Kirsti ütleb ka õigesti, valget maagiat ei ole olemas. Valge maagia, must maagia, hall maagia. Valget ei ole olemas, selles mõttes sa ju suhtled ikkagi surnutega, vaimudega, kuskilt tuleb. Ja, seal ütleme nii, erinevused on, aga ma räägin see nagu see imidž, kuidas sa eesti keeles ütled? Ma saan aru, jah. Mulje sellest teemast, nagu üldse sellest maailmast on nii nagu imelikuks nagu tehtud või kuidagi need saated. Aga kui paljud inimesed jällegi otsivad tänapäeval sealt nõidade juurest nagu abi, sest nad ei saa seda kuskilt mujalt. Ja tegelikult nagu Kirsti ütleb ka, et tal on nii hea tunne, kui ta saab kedagi aidata, kui ta saab kellelegi kinkida mõne lapse, kui keegi saab abi tema juurest ükskõik mis teemadel, eks ju. Aga ma räägingi seda, et nagu see üldpilt ikkagi nagu tavainimese jaoks, kui sa ütled, et ma lähen nõia juurde või ta on nõid, siis on kohe see nagu mis soola no aga see ongi, see polegi kõigi jaoks. No just, ja ei saagi olla, jah. Nii on, et igal ühel oma, kes usub, see uskumise jõud on väga suur jõud. On ju? Jaa. Ja ma tahtsin sellest rääkida, miks ma Kirstile üldse sinust rääkima hakkasin, oli see, et sa nägid väiksest pärast ikka igasuguseid hulle asju. Sa reaalselt nägid vaime. Kui väiksest? Mida kuidagi ei tahtnud uskuda, aga kui sa reaalselt paaniliselt tuled ja nutad mu juures pisaratega, et seal lava peal on üks mees. ma mõtlesin, et ma olin nagu veel väiksem, aga ja. Ma nägin, ma panin selle võime endal kinni, mul anti võimalus ka kuulda, ma panin selle võime ka endal kinni, sest et ma ei taha näha ega kuulda. Ma nüüd lihtsalt tunnetan ja tean, et mul on selgelt tajumine, tundmine, et ma selgelt nägemist ja selgelt kuulmist blokeerisin nagu ära. Aga vaata, Kirsti on ka rääkima ja räägin Kirstist, ma ei saa, on ta täielik fänn. Et tema ka ju aastaid töötas tegelikult televisioonis ja surus neid tundeid, nagu ta surus seda maha, et ta ei taha sellega vaata tegeleda ja teiste probleeme. Peab ikka olema õige aeg. Aga ta jõudis ikka sinnani ja ta tütar jõudis ju ka ikkagi sinnani, mis siis, et ta on tegelikult hoopis mingi mis meikar või milleks ta õppinud on, ja. Et lõppkokkuvõttes sa jõuad ikka sinna tagasi, milleks sa loodud oled, et teiste inimeste aitamiseks. No suund on olemas ja me liigume mööda suunda. Ja täpselt, ja sa jõuad lõpuks ikka sinna. Ja üle ei pea mõtlema. Jah, täpselt. Oh my god, mis ma teen? Appi, mis sellest saab? Mis saab? Elus läheb kõik nii, nagu pea pärast stressa. Ja selle toreda mõttega me nüüd järsku niimoodi lõpetamegi. Meil tuli vist päris pikk järsku või? Ma ei tea isegi tuli nii pikk, ma arvan. Ma ei tea. Näeme järgmises episoodis. Tšau!